tere tulemast Kantar Emari turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Signe Suur, TV3 Grupi Eesti tegevjuht. Tere tulemast. Tervist. Ja. No tänane teema saab olema telereklaam. Ennem kui me sinna lähme, kaks asja, et mis TV3 Grupp üldse kuulub ja kui laialt me vaatame seda, et me ei vaata ainult Eestis, eks ole seda asja. Ja TV3 Grupp on Baltikumi üks suurim meediagrupp ja sinna kuuluvad siis telekanalid, raadiokanalid, ehk siis kogu see Free TV, mis on kõikides riikides esindatud ja Pay TV kanalid ja muidugi siis Baltikumi tänaseks suurim või voogedastusplatvorm või teleteenus Go3. Ja Eestis on siis TV3, TV6, mis on nagu enim tuntud inimestele. TV3 Live, kohe lanseerime uue kanali TV3 Gold ja tegelikult meie portfellis on kokku 12 kanalit, nii et teiste kanalite puhul siis Foxi kanalid, Nickelodeon, Nick Junior, 3 Vene kanalit, TNT, 1+2, Friday. Need on siis, nende puhul me omame eksklusiivseid reklaamiõigusi, nii et no me jõuame nende juurde tagasi kokku on portfell suur. Ja et saaks aru, et miks mingisugust kanalit nagu erinevalt tehakse, et eks seal siis mingid sihtgrupid ole. Aga jällegi, et ennem kui telereklaami juurde läheme televisiooni sellise turu juurde, siis kuidas sina sattusid üldse valdkonda? Oi, see on hea küsimus, sellest on ju ka päris palju aega möödas, sellepärast, et TV3-s ma olen juba 17 saab sellel aastal juba. Aga ma sattusin sinna produktsioonifirmast, Eesti ühest vanimast produktsioonifirmast nimega Filmimees. Et ma tegelikult olin kaasprodutsent erinevatel hommikustel saadetel. Ma arvan, et ma vist ei jõudnudki seal aastat kokku olla ja siis juba juhtusin kanali inimestega kokku, TV3 inimestega ja siis liikusin edasi kanalisse. Aga sa läksid müügi poole peale? Ja ma alustasin reklaamiosakonnas ja ma alustasin selline uhke nimeli nagu võtmekliendi haldur. Ja siis ma arvan, et juba sellise 3-4 aasta jooksul, mul on 5 erinevat ametit olnud, et mul on see karjääri jooksul ametid vahetunud ja minu õnn, et ma olen saanud päris palju erinevaid asju teha, aga jah, lõviosa sellest ajast reklaamiosakonnas, et ka siis erilahendustega tegeledes müügitiimi juhtides, müügiosakonda juhtides ja tegelikult ka sellist B2B turundust juhtides, nii et neid erinevaid kohti enne seda viimast oli tegelikult päris mitu ja seda kogemust on tõesti nende aastatega. No see kõige suurem vastutusek tegevjuhi amet, selle sa oled olnud aastaid juba, mitmed aastaid? 5 juba saab 5 aega on nii kiiresti läinud, aga see oli üks selline hullumeelne aeg, mis see 2020 aasta. Et meie jaoks ettevõttena tervikuna, et see kõik oli ju selline mitte kuidagi tavapärane olukord, et minu jaoks ka, et ma olin küll tööl tagasi, ma olin siis osalise ajaga vahepeal enda väikse pojaga nii kodus kui tööl, aga ma olin just siis täiskohaga naasenud selle eelmise aasta lõpus 2019 ja kui siis hakkasid asjad juhtuma, et kõigepealt tuli see suur COVID-kriis ja suur teadmatus, et inimesed olid ju seal märtsi lõpus alustasin mina ja märtsi seal keskpaigas oli ju see lockdown, kõik inimesed jäid koju, hirmus selline teadmatus ja paanika oli ja siis lahkus väga traagiliselt meie väga pikaajaline tegevjuht. Nii et minu jaoks kuidagi kõik see seal märtsi lõpus, et kõik see kuidagi tuli korraga ja tuli hästi kiiresti otsustada. Ja kuna see võib-olla suurtel ettevõtetel on ikka see, et sul on selline pikem retention plaan inimestele tehtud, et kui midagi keegi liigub, et kes siis võiks positsiooni üle võtta, aga see oli ikka ootamatu, kuigi see oli võib-olla pikaajalisemalt, et see võiks võib-olla mõnel hetkel nii juhtuda, aga siis tuli see kõik hästi ootamatult ja sellel hetkel oli meie grupis, Eesti grupis 5 erinevat ettevõtet. Mina olin olnud teles. Nii et see algus 2020 oli küll päris tormiline, et kõike seda korraga hallata, et sul on 14 äriliini, siis sul on inimesed, kes on kodudes, sa pead neile seda turvalist keskkonda pakkuma, sul on selline lahkunud kolleeg, pikaajaline juht ja sõber kõigi jaoks, et ja endal veel pisikene alla 2 aasta laps ka kodus. Plus konkurents tugev.
väga tugev konkurents, jah, konkurents läks veel tugevamaks võib-olla jah, siin aasta-2 hiljem, aga selles mõttes oli, mul on hea meel, et 2020 lõpuks me tiimina kuidagi sellised rasked olukorrad äralt liidavad ka. Et ja võib-olla mõnevõrra oli kergem ka, et sa olid nende inimestega nii kaua juba koos olnud, et me ikka ütleme see tööpere, et 3 on see seltskond, on see, mis inimesi hoiab seal, et meil on igal aastal tähistame nii tööjuubeleid, kas on 15 või 20 või 25, mõnel on sama palju kui TV3-l on aastaid, et neid pika töökogemusega lojaalseid ja pikalt olnud inimesi on tegelikult meie tööperesse hästi palju. Et seetõttu see tõi omakorda veel meid kokku, nii et ma arvan, et 2020 lõpuks me olime kuidagi, see olukord oli stabiilsemaks muutunud ja me tundsime, et me saame hakkama. No sa võtsid üle tegelikult sellise ühe ka armastatuma telekanali ja telekanalitest on reeglina meil selliseid liitvaid telesaateid on ju, et see oli nagu ka mõnes mõttes päris suur vastutus lisaks sellele, et need äriliinid ja need inimesed, aga ka see materjal, mis sealt tuleb, on selline, mis on ajalooliselt meid kõiki liitnud, et kas sa selle peale ka nagu mõtlesid, et nüüd on nagu see vastutustase on veel eriti suur, eks ole, et ei no muidugi, sellises kriisis muidugi ei olnud seal pikalt aega võib-olla analüüsida, aga kuna ma olin iseenesest ju müügidirektorina juhtkonnas nii pikalt juba olnud, programmi koosolekutel istunud, turunduskoosolekutel, et tegelikult tervikuna nagu teleääris ikkagi väga sees, siis kindlasti toetavad kolleegid, kõik see kuidagi, et sellist suurt hirmu ei olnud sellel hetkel ja ma arvasin, et me kindlasti selle tugeva tiimiga kõik koos saame hakkama. Ja loomulikult, et televisiooni puhul köidab, et kui sa küsiksid, et mis hoiab nii pikalt ühes ettevõttes kinni, siis ma arvan, et televisiooni puhul on kindlasti see, et seal on lihtsalt, sa oled kogu aeg muutustes on üks asjaga, teine, et sa oled selle elu sees kogu aeg, et ükski päev pole ühtemoodi ja teine asi võib-olla on see, et tegelikult see nii palju mõjutab meid igapäevaselt, meie ühiskonda, meie inimesi, meie mõttemustreid, loob meile emotsioone, et see lihtsalt nii võimas meediakanal või lihtsalt nii võimas meedium, et ettevõttest rääkimata, et kui selle korra kõrvali jätta, et 3 ongi lihtsalt päriselt kõige parem seltskond. Et see on, et ei ole nende 17 aasta jooksul tekkinud veel hetke, et oleks väljakutseid vähe või et oleks igav hakanud. Räägime, kui suur see turg üldse on, eks ole, et kui et iga aasta siin ka Emor mõõdab koostöös, eks ole, siis meedia omanikega, et vahetatakse nagu reaalnumbreid on ju, et mis see nagu suurus on, me täna veel ei tea, mis oli 2024, aga et me oleme kogu aeg olnud seal 100 miljoni juures, eks ole, pluss miinus mõnikord mingitel aastatel on ju, aga ka on pluss aastad ja kui me selle Meta ja Facebooki nagu jätame välja sealt, et kui suur osakaal seal televisioon omab, et kas see on relevantne? Absoluutselt, et see protsent on ju üsna stabiilselt nüüd ikkagi püsinud seal 28, 30 lähedal, ma ütleks siis niimoodi, ümardame. See on päris suur osa. See on ikkagi suur osakaal ja see on küll, kui me Läti ja Leeduga võrdleme, siis selles mõttes jah, et kui Eestis on pea 30, siis Lätis on pea 40, Leedus on pea 50, et meil on Eestis lihtsalt välimeedia prindi osakaal suurem, online osakaal ka veidi suurem, aga kui me loomulikult mõtleme, et mis rahvusvaheline meedia kokku on, et see on suurem täna kui meie kohalik turg, suurest maksustamata, ei saa ka siinkohal ütlemata jätta, et selles mõttes, et see on ikkagi kas ütleme, numbrid näitavad, et see pigem see nagu kahanemine on olnud tulenevalt turu enda kahanemisest, et see ei ole nagu otseselt seotud sellega, et need meediatüüp nagu kahaneb. Ringi jagatakse et aga me oleme siin näinud kriisi aastaid, et mina olen saanud ainult kriise juhtida, et ma loodan, et tulevad ka need ajad, kus siis saab jälle nii kuidagi planeerida asju nagu enne neid kriiside algusi või algust, et aga rääkides, ma arvan, et Covidi kriis 2020 andis sellise tugeva löögi, aga järgmine oli ju 2022 kevad või õigemini veebruar, talv juba, kui algas sõda.
ja mis siis Vene kanalitest tuleneva mõju tõttu reklaamiturul või televisiooni puhul eriti, sest televisioon on see, mida siis piirati. Et noh, täna on ikkagi keeruline ehitada uuesti üles seda kõike, sest nii kurb kui see ka pole, siis läbi erinevate platvormide tarbitakse neid kanaleid edasi, mis on kurb, aga see nii on. Et otseselt neid samu vaatajaid, kes neid kanaleid jälgisid, ei ole me suutnud siis tuua üle kõik olemasolevatesse kanalitesse. No kanalite, eks ole, vaatajaskond ka, see võtab nagu aega, eks ole, see on umbes nagu uue kaupluse sisse töötamine, et inimene peab nagu leidma oma saated, mis teda kõnetavad ja konkurents on suur ja nii edasi, et kui sa selle nagu ära lõhud päeva pealt, siis lihtsalt see uuesti see ehitamine võtabki meeletult aega ja ei pruugigi nad sinna tulla. Võtab, tele on pika vinnaga, see on selline suur laev, et kui see kuskile poole pöörab, siis seda tagasi pöörata võtab aega, et on võimalik, aga võtab aega. Lähme korra nüüd tele enda juurde, et noh, et paljud võib-olla ei ole üldse selle peale mõelnud, kuidas tele on üles ehitatud kui toode, on ju, et esiteks, noh, te ju lähtute ka sellest, et teil on mingisugused vaatajad, on ju, et ma eeldan ka, et kanalid kui sellised on tekkinud, ka need sõsarkanalid läbi selle, et on vaadatud, kus siis see vaatajaskond võiks veel olla päris suur, on ju, ja sellel võiks mingit eritoodet pakkuda, on ju. Et TV3 on olnud klassikaliselt selline nagu universaalkanal, eks ole, ja siis siin hakkasid tekkima juurde need, et kuidas sina nagu toote omanikuna seda vaatad, et kui suur see nagu seltskond peab olema, et sa juba vaatad, noh, et äkki siis võiks teha, noh, koos te teete muidugi, aga et äkki võiks avada mingi kanali, eks ole, mingisugusele konkreetsele seltskonnale. Eks me vaatame seda portfelli ikka nii, et meie enda kanaleid, millele me ise programmi teeme, mis on siis meie enda turundada ka, et nende kanalite puhul me proovime ikkagi leida selle turuniši, mis on veel katmata. Kui ma alustasin, meil olid ka nüüd põhikanalid sisuliselt, et TV6 oli ka olemas, aga oli ka värskelt tulnud just samal aastal. Et kui me mõtleme, mis vahepealsel ajal on juhtunud, kui palju see turg on fragmenteerunud, meil on tohutult palju lisakanaleid tulnud juurde, nii kohaliku kui rahvusvahelisi. Et ja kõigile jagub vaatajaid. Et ma arvan, et meie puhul TV6 on tuntud ja teada kui spordikanal, jah, TV3 on põhikanal, kelle sihtrühm on laiem. TV3 Live tuli 22 aastal turul, oli naistele suunatud kanal ja väga hästi leidis kohe, et me planeerisime, et see televisioonis võtab mõne aasta aega. No nagu esimesest praktiliselt nädalast kogus endale vaatajaid ja stabiilselt on kasvanud ja hoidnud oma turuosa. Et ka nüüd Goldi puhul, et me sulgeme Vene kanali ikkagi lihtsalt ka põhjusel, et väga raske on täna sellises nendes konkurentsitingimustes seda kanalit kasvatada, sest ma arvan, et kui investeeringuid ka kasvatada seal 3 või 5 korda, siis seda tulemust selles mõttes ikkagi ei saa. Nii lihtne see ei saa. Et eks siis Eesti kontaktide järel on ka nõudlus väga suur. Et seetõttu me oleme pikalt planeerinud juba, aga nüüd saame teoks teha selle TV3 Gold, siis on selline kanal, kus tulevad kõik vanad sellised tuntud ja armastatud hitid, aga ka mitmed uued siis sarjad, mis on kuidagi tänapäeval eriti laineid löönud, kas siis voogedastusplatvormidel või teistel turgudel. Et me näeme, et ka selle jaoks on täna, et kuidagi kõik kanalid on leidnud endale, kui neid lisakanaleid ka vaadata, need vaatajad. Et see valik on suur, täna ma arvan, et televisioonis see sisu pakkumine on suurim kui kunagi varem, kui sa sinna lisad veel kõik muud voogedastusplatvormid ka, siis ega seda sisu on tõesti tohutult palju valida ja miks läheb live televisioonil või lineaarsel televisioonil endiselt hästi, on ka sellepärast, et kui sisu on nii palju, siis on päris raske selle seast ka endale ise nii-öelda seda programmi kokku panna või neid valikuid teha. Ja kui sa selle pika tööpäeva ära töötad juba, et siis sa tahaks mõnusalt võtta perega võib-olla, teha selle õhtusöögi ära, võtta aja ja veeta seda kvaliteetaega koos, midagi head vaadates ja võtta kui hea, kui on sulle ikkagi professionaalsed meeskonnad selle hea sisu ära valinud, mis võiks sulle meeldida. Eks ole, mugavus. See on kindlasti mugavus, aga ma arvan, et see on endiselt veel selline traditsiooniline tegevus ka, mida pere teeb. Võib öelda ju, et see on ikkagi selline tasuta meelelahutus kodus käes ja kui me mõtleme, kui palju valikut seal täna on, siis selles mõttes ma arvan, et ka kõige sellisemad
sisu osas, et kõik leiavad ka need, kes on võib-olla väga kriitiliselt olivad või teevad neid valikuid. Kas sa oled pannud ka mingisuguse nivoo, miinimumnivoo paika, et kui kanal ikkagi üle selle nagu share'i või siis ütleme, et noh, ma ei tea ka, jah, ikka pigem share'i on ju, ei ületa, et siis te nagu, isegi kui te olete teinud seda mitu aastat, et siis ei ole mõtet sellel kanalil. Mis on nagu nii niši kanal, et lihtsalt sellel ei ole nagu mõtet rahaliselt? Jah, no seda benchmarki on raske öelda, ise väike lisakanalitel nii-öelda on need share'id ju seal 1 ja 2 ja isegi seal 0,7 juures, mis selles mõttes ikkagi annavad teatud kampaaniatele lisakatvused, et ja noh, aega peab ka kindlasti andma, et kui me alustavast kanalist räägime. Aga täna jah, kommertskanalite puhul Life'i puhul see on seal kuskil 2, no see on päris hea juba. Midagi, ma arvan, et see on juba ja see on täitsa aktsepteeritav, ehk et kui nagu turundaja mõtleb, et issand jumal nii väikse selle share'iga kanal, et mis see siis on, siis see ongi tegelikult katmas konkreetselt seltskonda, keda sul võib-olla muidu ongi isegi raske saada. Et see kanali portfelli puhul ma olen alati mõelnud, et noh, et ei ole oluline, mida rohkem, sest uhkem, vahel on mõtled, kellel on võistlused, kas ühel on 15 või 18 või 20 ja teisel on 12 või 13, et küsimus kindlasti, turu osa on kindlasti küsimus, aga noh, eelkõige on tähtis see, et sa jõuaksid võimalikult paljude inimesteni ja need kanaleid ju ei planeerita nii, et tahan ainult sinna või teise kanalisse, vaid ostetakse kontakte, mis siis jaotatakse läbi just sihtrühma põhiselt, mis on telemuuseas ikkagi üks väga-väga suur pluss, et mõõtmise juurde me jõuame nende teemadeni, aga sellegi poolest, et me saame täna ikkagi väga täpselt sihtida. Sa räägid tegelikult siis, räägime need terminid ka läbi, sa räägid TRP-st on ju, target rating point'ist ja Kerbist ja siin on aga räägime need üle ära, selles mõttes, et paljud on näinud neid võib-olla ja paljud ka teavad, aga väga paljud ei tea, et KRP on siis cross rating point ehk tegelikult protsent vaatajaskonnast, eks ole. Ja me räägime 4+-ist Kerbi puhul, siis 4+ ehk siis kogu Eesti elanikkond, keda täna Emori paneelis, siis me mõõdame umbes 1,1 miljonit. Ja, on umbes kokku. Nii. Ehk kui sul on üks KRP, siis on mingisugune 11 000 umbes. Et umbes nii. Ja TRP on siis nagu target rating point, et see on konkreetse sihtgrupi. Ja need sihtrühmad on siis erinevad, et meie oleme siin aastaid rääkinud, mäletad, me olime pikalt, olime kommertskanalilt ja sihtrühm oli 18-49. See oli rahvusvaheliselt, kanalid tegid selle järgi programmi. Et mis tõttu võib-olla kommertskanalid tihtilugu, noh, TV3 grupp kindlasti, oli nooremale elanikkonnale rohkem suunatud. Et täna on see 18-59 meie puhul, meie konkurent on sihtrühma muutnud veidi vanemaks, aga ütleme nii, et kui vaadata rahvusvaheliste suurte teleklientide endiselt selliseid peamiseid sihtrühmi, mida nad ostavad, siis see jääb sinna 18-59, 20-64 sinna vahemikku, ehk see kõige justkui sellisem aktiivsem tarbija. No ja rahakotid kõige suuremad ja noh, see 18 võib-olla ei ole nagu rahakott veel nii suur, aga seal on potentsiaal kasvuks hästi tugev, eks ole, siis sellega tegeletakse, et see 18-49 tuli ka omal ajal sealt, on ju. Aga noh, selge on see, et kui sa ütled, et veel 10 aastat on peale pandud, et eks siis on kulutatavat raha sinna nagu tekkinud ülespoole ka rohkem, et Ja, ma arvan, et me ise ka mõtleme, et kui tänane 30 ja 40 ei ole kindlasti enam see, mis varem ja võimalusi on kindlasti palju rohkem ja tehakse neid, minnakse ka nende uute toodetega palju lihtsamalt. No kui sa nüüd, eks ole, planeerid seda, et sul on kindel sihtgrupp kanalil samamoodi, et räägime korra sellest päeva ülesehitusest, miks on tsoonid üldse tekkinud, et meil on prime time, räägime korra need ka läbi, et meil on early prime time, prime, eks ole, nii edasi, kuidas see nagu kanali päev üles on ehitatud ja miks see niimoodi on just üles ehitatud? No eks on ikkagi klassikaline, et kui ma mäletan, et meedia klientidega veel aktiivselt tegelesin, siis kuidagi see meediapäev oli ju ikka nii, et hommikul, noh, kes jõuab telekat vaadata, vahel ikkagi natukene jõuab ka. Taustaks on näiteks. Ja no ega numbrite järgi ma ka vaatame, et tegelikult hommikul on vaatajaid päris palju, on päeval ja lõunaaeg ja igal ajal sõltuvalt kellegi töörütmist. Aga noh, sisuliselt ikkagi hommikul just, kui mõtled sellist klassikalist versiooni, et sa sõidad tööle, kuulad raadiot. Miks raadio on hea, et on kampaaniates kaasatud, siis on sul päeval ilmselt tööl seal muud tegevust, aga noh, online ikka satud, midagi sealt ikka vaatad ja õhtul on kuidagi see, kus kõik kogunevad telerite ette, ehk siis on nii-öelda teleri klassikaline prime time. Ja see hakkab siis kella 6, mis kellast see hakkab siis pihta see õhtune tsoon? No võiks öelda, et selline eelprime hakkab seal 5 juba peale, aga noh, seal 7 võiks siis öelda, et noh, kui me kanalit lahti teeme, siis me ikkagi näeme, et see on peaasjalikult uudiste saated või sellist, millega alustatakse, sest uudispäeva õhtud tulevad meelelahutuse saated ja siis järjest hilisemaks
filmid on hilisemaks planeeritud. Ja ta lõpeb umbes siis 12 paiku, eks ole? Täna küll, jah. Aga ta hakkab ka nagu üha või rohkem minema või natukene juba isegi hiljem, sellepärast et mis on aastatega juhtunud, seda oma toodangut on tekkinud kavadesse palju, et me oleme Eestis, meil on selline luksus teleri sisu mõttes, et meie prime time ei ole enam mõned tunnid nagu võib-olla kunagi, vaid me sisuliselt kuskil seal 6 võib-olla juba alustame 6:30 hiljemalt ja see lähebki kuni 11 praktiliselt välja, et mis tähendab, et filmi jaoks jääbki see hiline ajatsoon, sest enne seda on selline tihe konkurents oma toodangu osas, olgu need siis reisisaated või talk show'd või uudised, eks ole. Uudised, et ütleme nii, et konkurents on hästi tihe oma toodangu osas, aga teisest küljest, et miks see live televisioon ka nii hästi elab, et 1/4 inimesed tarbivad päevas ikkagi live televisiooni, kui me nii võtame kogu seda ärkvelolekul aega, et siis sulle pakutakse sisu, mis läheb korda ja kohalik sisu läheb korda. Miks ei lenda ka need voogedastusplatvormid, võib-olla need rahvusvahelised, üks asi on keelebarjäär, aga teine on see, et sul ei ole seal kohalikku sisu. Et sa ei vaata seal subtiitritega või dubleeritud sisu, et veel rääkimata sellest, et sul tuleb seal näosaade või mõni muu sellist tüüpi suur kohalik programm. Sa rääkisid, eks ole, sellest päeva ülesehitusest, tegelikult on ju niimoodi, et nagu sa ütlesid, et see päris ei ole nii, et meil kõik on tööl, eks ole, meil on päris palju rahvast tegelikult, kes on ka kodudes, näiteks lastega, kes on kodudes ja nii edasi, et isegi seda päevast tsooni ju tasub reklaami all kasutada, olenevalt sellest, keda ta sihib, on ju, et seal teatud sihtgrupp on ju saadaval, täpselt nagu on hommikul teatud sihtgrupp, siis palju suuremal määral õhtul, eks ole, on ju, et on mul siin õige nagu lähenemine või ei ole? Ja päris kindlasti, et kui sa maksimaalselt tahad, et siis tuleb kõik ajatsoonid kuidagi proovida ikkagi ühtlaselt ära katta, et loomulikult on kampaaniaid, kes tulevad, kliendid ütlevad, ma tahan ainult seda saadet, ma tahan ainult selle saate juures olla, sest teatavasti me teame kõik, et televisiooni üks tugevustest on ka see aloefekti tekitamine, et kui ma olen ikka mõne saate juures, brändi, mis nii-öelda see positiivne saatekuvand siis kandub üle brändile ja sellele emotsioonile ja kõigile selle, mis sellega, ja sellel on nii pikaajaline mõju, miks ma ikka ja alati jälle räägin sellest tänapäeva maailmas, kus on see kõik data mõõtmine, see loomulikult on hästi oluline, aga me ei saa basic asju ära unustada, mis on brändi jaoks selle pikaajalise ostu efektiivsuse edu, selle võti, et see on see, et inimesed mäletavad ja teavad nende nagu väheste sekundite jooksul, meil on päevas, ma ei tea, 20 000 oli see number vist, 20 000 erinevat otsust tuleb kogu aeg teha. Eks sa teed iga sekund tagant mingi väikse otsuse kogu aeg. Et ja kui sa poodi lähed, siis sa nende sekundite jooksul teed need ostuotsused, mis tähendab, et see brändi see mentaalne kättesaadavus või see mäletatavus ja see peab olema hästi kõrge. Ja kus sa seda kõrget mentaalset kättesaadavust saad mujalt kui mitte televisioonist. Et seetõttu on endiselt klientide kampaaniates suur osakaal telel, sest tele on mõlemas tunnelis, et nii tegelikult see ostu või kiire nii-öelda selle ostu edendamise protsessis kui ka see pikaajaline brändimõju, et mida televisiooni reklaam tagab. Ja kontaktihinnast, ma ei tea, kas me sinna jõuame, aga sellest ei ole ilmselt mõtet rääkida, sest endiselt kõik teavad, et televisiooni kontaktihind on konkurentsitult kõige odavam. Mõistlikum, jah, me ju ise teeme ka kampaaniad, et me hoolimata sellest, et meil on üks kõige võimsamat massimeediakanalit, raadio, televisioon enda grupis, siis me ka ikkagi vaatame, et millega me saame veel lisaks toetada, et seda katvust suurendada ja teinekord teeme välimeediat ja teeme digi ja et siis poole odavam kontakthind. Aga ütle mulle veel, sa juba mainisid reach'ist, on ju, et see on katvus, on ju. Et mida see nagu inimese jaoks või ütleme siis nagu turundaja jaoks tähendab, et ta proovib saada, on ju, võimalikult siis kas valdava, ütleme, et tal on nii universaalne sihtgrupp, et tal ei olegi vaja seal väga segmenteerida, on ju, või on siis konkreetselt mingisugune, nagu me rääkisime siin juba konkreetsest sihtgrupi põhiselt, on ju, et siis kogu see
see business käib, eks ole, sellise nagu katvuse peale, kui palju ma suudan seda ära selle reklaamiga katta, eks ole, jah. Ja nagu sa ütled, et üks on see, et me vaatame kanalipõhiselt, on ju, ja teine on see, et me vaatame kanali sees, eks ole, mingid ajatsoone, eks ole, kus siis nagu kõige rohkem sellel ajahetkel nagu istuvad ja seal tulevad mängu need suured show'd, eks ole, kus me siis panustame kanalina ka tohutult palju raha, eks ole, selle sama tunni 2 peale, on ju, ja proovime siis saada seda katvust võimalikult suureks, on ju, see loogika on selline, eks ole, on ju. Väga õige, ühel ajahetkel võimalikult palju inimesi, ja need numbrid on ju väga suured, et kui mõelda selle suursaadete peale, sul on reach'id 350-400 000 inimest. Ehk sa nagu korraga, et vaata ja nagu sa ütlesid, et on nagu raske leida meediumit või isegi mingisugust konkreetset meediumi sees olevat sisuelementi, millega sa saad korraga nii palju inimesi kätte, eks ole. Lühikese aja jooksul ja see emotsioon on ju nii võimas, sul on heli, sul on pilt, sul on see loo jutustamine, et kõik need elemendid, mis seda seda mäletatavust või seda aju mõjutavad, see on nii tugev ja võimas, et ma ütlen, et ma endiselt, et peale kõiki neid pikki aastaid, ma olen endiselt ise ka väga, väga, nagu sa näed, elevil või vaimustatud sellest, kui suur on televisiooni mõjuala. Tervikuna mõjuala, aga ka tegelikult reklaamikampaaniate nagu kasumlikkus või efektiivsus, et üks asi on tõesti see nagu rahaline või kontaktihinna pool, aga teine on siin mõju pool, et ma lihtsalt turundajate südamele ka alati panen, et me ei saa ära unustada, et kui oluline see emotsionaalne pool sellest on, et selle brändi ehitamispool, et me ei räägi ainult täna, et mine osta see asi ära, vaid me tahame siis ka olla meeles ja olemas, kui seda asja vaja läheb. Et see võib olla palju hiljem, ehk siis me räägime nendest potentsiaalsetest ostjatest. Et sa just mainisid ka varem, et on, eks ole, kliente, kes tulevadki ja tahavad seda ühte suurt saadet saada, et sisuliselt ta valib ühe kanali, ühe saate ja proovib selle reach'i sealt kätte saada, on ju. Ütle, kuivõrd, vähemalt kui ma omal ajal ka, eks ole, palju planeerisin asju, oli see küsimus, eks ole, et kui laiaks kanalitega minna, mitte ainult isegi nagu kanali sees olevate saadetega, aga et kas piisab ühest grupist. Esimene küsimus, eks ole, et sa lähed siis kas TV3 grupi või siis tollel hetkel Kanal 2, eks ole, täna Duo Meedia, kas sa lähed seal grupi sees ühele kanalile, on ju, või kombineerid need mitut, on ju. Et mis sinu tänane selline, kõik hakkab eesmärgist loomulikult, aga et see reach on saavutatav, kui kaugele sa pead minema, et sa selle reach'i saavutad, et piisab ühe kanali strateegiast või see on nagu liiga väike, et sa pead ikkagi lisama neid kanaleid sinna. Et loomulikult, kui on võimalusi, siis alati tasub võtta maksimaalne katvus ehk mõlemad kanaligrupid. Meie reach'id ei erine muidugi palju, et TV3 grupi kanalite ja Duo kanalite reach on praktiliselt, võib-olla siin on ühel kuul ühel rohkem, natukene teisel, aga nagu ikkagi suhteliselt võrdne. Et kindlasti loomulikult, kui me grupis sees räägime, täna ei saa enam rääkida ühe kanali nagu strateegiast, võetaksegi kõik kanaligrupid kokku, olgu selles ühes grupis 18 kanalit, teises 12, et ideaalversioon mõlemas kanalist samaaegselt kampaania. Alati sõltub sellest, milline on eelarve, et ühe grupiga kampaania eesmärke arvestades ilmselt saab hakkama, aga suured kliendid valivad ikkagi täna 2 kanali strateegia, mis ma arvan, et on mõistlik, sellepärast, et see on ka oluliselt turvalisem. Et sul on kindlustatud see, et kui sa endale oled reach'i kanalid ei paku, ükski meediakanal ei paku reach'i garantiid või me ei müü reach'i, me müüme kontakte, meie siis sihtrühma kontakte, aga see on oluliselt kindlam viis selle 2 nädala või 3 nädala või nädala, sõltuvalt kellegi eesmärgist see kampaania reach saavutada, lisaks ka nendele kontaktidele, mis on siis televisiooni puhul garanteeritud kontaktid, mida müüakse. Räägime selle korra üle, eks ole, et planeerimine käib siis niimoodi, et kui teie planeerite oma saatevõrku, eks ole, et konkreetselt millal mingi saade tuleb, siis teil on nagu varasem kogemus, et sarnane saade, sarnane sari, film võiks siis jõuda nii paljude inimestele, eks ole, ja siis te ütlete mõnes mõttes siis selle välja, et me planeerime saada sellist reach'i, eks ole, nii palju inimesi võiks tulla seda vaatama. Jah, no ütleme nii, et tehnoloogia on ju vahepeal arenenud, et ma mäletan, et see käis nii jah,
et käsitsi. Ei no ja ma saan aru. Et täna ikkagi programm jah, arvestades ajatsooni ja ajalugu, arvestab need enam-vähem, teeb need prognoosid valmis ja siis need vaadatakse loomulikult meie spetsialistide poolt üle enam-vähem, et need oleksid, kui on kavas muutusi olnud, näiteks teinekord on nii, et reisisaate slotti tekib hoopis talk show. No siis tuleb see üle vaadata, et see ei ole ainult ajatsooni põhine, vaid see on ka sisupõhine. Aga põhimõtteliselt prognoositakse reitingud lähevad siis plaani vastavalt kas agentuuridele või on meil kliendid, kellele me planeerime ise ja vastavalt siis sihtrühmadele teeme selle plaani ka siis nädalaks 8-3, sõltuvalt kliendi soovist ja kampaania eesmärgist. Nii, siis toimub mõõtmine, eks ole, et seda siis korraldab Kantar Emor oma paneeli pealt ja tuleb siis tagasi ulatuvalt eelmise päeva, eks ole, et mis siis nagu reaalselt toimus, et palju siis neid vaadati ja siis toimub see kohandamine, eks ole, et kas prognoositi üle või prognoositi alla, on niimoodi, jah? Ja lõviosa kampaaniatest on täna mõlemil majal tegelikult run by stationiks nimetatakse seda, ehk siis kanalid planeerivad ja jälgivad seda. Ehk siis, kui me saame järgmisel päeval reitingud kätte, siis live reitingud ja sama päeva siis järelvaatamine, sest mis seal salata, ega tänapäeval vaadatakse nii, et saade on käima läinud, et siis alustatakse pool tundi hiljem või alustatakse tund hiljem, aga huvitav koht on muidugi selle juures see, et inimesed unustavad kerida siis, eks, et nagu hiljem vaatama, aga unustavad pausi ära üle kerida. Ehk siis tegelikult vaatavad ikkagi just nagu live, aga vaatavad natukene hiljem. Et see on väga huvitav fakt, sest loogika ütleks seda, et kui ma hakkan hiljem vaatamas, kerin kõik edasi. Aga päris elu on teine. Ei ole reegel, aga suurem osa inimestest, kui me räägime keskmisest. Aga siis ühesõnaga see prognoos ja reaalelu pannakse siis kokku. Kohe järgmisel päeval kokku ja täna me ju müüme 7 päeva kokku, et siis järelvaatamine läheb ka, et varem oli see iga päev oli selline, sa jõudsid ära oodata, et kas see on 11 või 12, kuna reitingud tulevad, siis kõik elasid live reitingute pealt. Täna tegelikult, kui järelvaatamise numbrid vaadatakse kokku, siis see on tegelikult nagu reaalsus. Et järelvaatamisest loomulikult lõviosa tuleb esimese, teise ja võib-olla ka 3. päeva jooksul. Et ma just ühel viimati nägin, et on riike, kus on järelvaatamine 28 ja 14 ja et ei ole ainult 7, et see päris pikk aeg, et üksikud riigid, enamus on ikkagi kõik 7. Aga selles mõttes et see aeg on pikem, kus me need reitingud siis kogume kokku, et see kampaania. Kui te prognoosisite näiteks alla reaalse tulemi, siis te ei lähe küsima ju lisa, on ju? Et või sa räägid, et kampaania on juba ära lõppenud, et kui kampaania käib, siis tegelikult iga päev siis planeerijad vaatavad, milline on kampaania täituvus. Ehk siis kas panevad kontakte juurde või võtavad neid või terpe nii-öelda siis, või võtavad vastavalt siis maha, vastavalt vajadusele siis, et kampaania eesmärk tuleks täis. Et kui nüüd juhtub nii, et see 3 nädalat on läbi ja see lõpp jääb nii, et näiteks jäi kontakte puudu, siis jah, need reeglina kompenseeritakse järgnevast kampaaniast või need, kes ostavad siis seda actualit või seda reaalset tulemust maksavad siis selle eest, mis oli, eks ole. Ja planeerimise nagu pikkus, mida sa arvestad, eks ole, on siis 15 minutit, eks ole, mis on see ajahetk, mille ostetakse nii 15 minutit kui 1 minutit, sõltuvalt sellest, kuidas paljudel klientidel siis rahvusvaheline selline enda sise võib-olla nõue või tingimus on. Et väike hinnavahe neil on ja täna suurem osa ostab 15 minutit. Sest ta on tegelikult odavam, eks ole, jah? Ta on odavam. Ja loogika on seal olemas, eks ole, et pikema perioodi peale seal vahepeal võib inimene natuke võib-olla liikuda, on ju, et siis see peab kajastuma ka hinnas, eks ole, ja siis nagu suure tõenäosusega mängitakse selle peale, et see liikuvus inimesel ei ole seal ekraani ees liialt suur, et see tasub lihtsalt ära versus selle minuti täpsus, et võiks see loogika olla. See on see loogika, jah. Aga kui palju nüüd selle aja jooksul ära käiakse, et neid erinevaid uuringuid ka palju tehtud, et me kõik arvame, et kõik teevad võileiba, aga päris elu on teine, sellepärast, et on tekkinud juba palju ekraane lisaks telerile, nii et kui see paus tuleb, siis scrollitakse enda Facebookid ja Instagramid ja LinkedInid üle. Ja siis see jookseb ikkagi seal. Ja tegelikult sa oled ikkagi ekraaniga hoolimata, et sul on võib-olla teine ekraan kõrval, et sul on heli, sul on pilt, et sa täna suudad tegelikult selles multiplatvorm keskkonnas ju väga hästi hakkama saada, sest me oleme täna kõige sellega kohanenud juba päris pikalt. Sul on mingisugune teadlikkus sellest, et kui palju on seda nagu kahese ekraani kasutamist või rahvusvahelisel tasandil? Ma ei usu, et meil Eestis on seda niimoodi on olnud uuringud, peast kohe ei ütle, aga ma ütlen sulle praktilisest elust, et kui meil on suursaated, mõned sellised live saated, kus on inimeste osalus või mis on sellised
sellised intrigeerivad teemad. Nagu hääletamise temaatikad. Või hääletamised või kõik sellist, kus saab kaasa rääkida, siis noh, see on ju üks ühele selles mõttes saade käib ja nii aktiivne tegevus toimub sotsiaalmeedias samaaegselt. Või on kampaaniad, kliendid ütlevad, et sellel ajahetkel kohe, kui reklaam tuli, kodulehe külastatavus on laes. Et see on nii otsene mõju või piletite müük. Tea näide, miks kontserdid armastavad endiselt, kuigi need eelarved ei ole tohutu suured, aga armastavad endiselt telereklaami ja valivadki endale need kasvõi need üksikud kohad, aga nende spottidega on need kontserdid välja müüdud. Et sest sellel ajahetkel, kui sellel on näha, kuidas piletimüük kasvab ja see mõju on väga suur. Ehk siis noh, üldse televisiooni tervikuna, et eks kõige paremad on ju meediamiksid. Et ühes on väga tugev impulss, neid uuringuid on palju, ma mingil ajal ka nägin, kuidas oli seal toodud välja, et tele ja online'i nagu parim kombo, et kuidas üks toetab teist, et see tekitab siis selle tõuke selleks ostuks ja siis sa lähed samaaegselt, teed selle ostu. Et reklaamipausid ise, eks ole, et noh, et vaatajana me üldse ei jälgi, millal toimub, vahel tundub, et jube palju on, vahel tundub, et on vähem, eks ole, et printsiibid on siis millised, üks on seaduses poolt tulenev piirang, eks ole, kui palju te võite näidata mingi aja jooksul reklaami, kuidas sellega on? Meid kuulavad küll peaasjalikult ju turundajad, aga vaatajatele tahaks öelda, et alati ikkagi meelde tuletada, et selleks, et see sisu oleks kõik tasuta kättesaadav, selle jaoks peab vaatama neid ilusaid reklaame ka. Et sellel on muidugi alati positiivne pool ka, et siis me saame teada, et mida turul pakutakse, sest kus me muidu teame. Aga tulles tagasi selle küsimuse juurde. Et mis puudutas seda, et kui palju me võime nagu seaduse piires üldse teha reklaami, jah. 20% kahes erinevas ajatsoonis, et hommikul kella 6 kella 6 ja siis nii-öelda see prime osa kella 6 siis südaööni on 20% tohib olla reklaami. See on nüüd viimased 4 umbes aastat olnud siis see muudatus, et varem oli teatavasti 12 minutit pausis ja see oli jagatud 2. Midagi ei ole täna muutunud, endiselt on umbes 12 minutit tunnis reklaami ja see on jagatud 2, ehk siis poole peal ja poole peal. Et kui sa hakkad vaatama, siis siin tegelikult katkestatakse 2 korda. Meil oleks võimalus ja me ei ole teadlikult läinud sinna, mis on siis USAs hästi laialdaselt, et kui sa nüüd just Super Bowli vaatasid meie kanalilt, et siis seal on katkestusi palju, aga need on lühikesed. Et me ei ole seda teed läinud ja kui vaadata kõiki kommertskanaleid, siis tegelikult see struktuur on säilinud sama. Et see on kuidagi loogiline, sul on vähem vaataja on segatud, kui sa 2 korda katkestad seda, kui see, et sa katkestad rohkem korda, aga see aeg on siis lühem. Sa katkestad siis umbes, mis see 2 korda tunnis. See on siis mingi 10 minuti pealt. Jah, kuskil 12, 13 ja teine pool on siis 41, 2 No ma eeldan ka, et see, et miks ei ole hakatud muutma, on ju, seda struktuuri on ju see, et vaataja on harjunud mingi loogikaga samamoodi. Isegi kui ta ei tunneta seda, et ta teab täpselt, et see siis toimub, ta võibki nagu eelda, et nüüd tuleb see reklaampaus. See võiks olla üks asi, miks seda on hoitud, on ju. Ja teine asi on ju ka see, et eks ole, et kuidas on reklaamimüük üles ehitatud, on ju, et see on ju välja kujunenud, eks. Ja siinkohal on võib-olla siis hea korra rääkida nendest koefitsientidest ka, on ju, et et on räägitud alati esimese reklaamipausile minek, on ju, ja reklaamipausist tulek on siis nagu kanali kõllid, sinna veel enne ja taha võib teoreetiliselt minna ka sponsor teade, jah. Mis on sponsor teate ja reklaami vahe inimese jaoks? See tähendab, et ühe puhul sa ei tohiks nagu reklaamid toodet kui sellist, sa tohid ainult öelda, eks ole, et seda call to action müügisõnumit sponsorluse puhul ei ole, on selline üldine brändi nagu slogan või selline info. Et seda konkreetset umbes saadet, eks ole, aitab sinuni tuua, eks ole, see, eks ole, jah. Midagi sellist, on natukene pikemad ka, enamasti 15 sekundit, 10 sekundit ja reminderid on siis need 5-sekundilised, aga see on endiselt hästi nõutud positsioon, veel nõutum kui esimene positsioon. No sest ta on esimene positsioon. Sellepärast, et ta on saate
ümber ja küljes. Jah, et teda on ka kerides, isegi kui need aktiivsed inimesed kerivad järelvaatamisel, siis noh, sponsorlus on see, mille järgi sa tead, et nüüd hakkab saade, et sa seda jumalast üle ei keri, siis sa tead, et selle koha peal sa pead panema. Ja, no sest sa vaatad kõlli, eks ole, sa proovid kõllist aru saada ja nüüd nagu tuleb. Ja siis, kui nüüd räägime nagu reklaami sellest blokist, et siis on ka esimene positsioon ja viimane positsioon on alati nagu kallimad positsioonid oma olemuselt koefitsiendi järgi. Miks? Sest inimene võib-olla ei ole veel ära läinud, eeldusel, et ta üldse läheb ära, on ju. Ja siis on see tagasitulek, et noh, nüüd ta nagu ootab, on ju, et võib-olla asi hakkab, on ju. Ja, aga noh, see on see positsioneerimise küsimus, et kuna need reklaamides on ikkagi päris palju reklaame, et mitu tükki, et siis on ikkagi oluline, et ja seda kuidagi hinnastama peab, sellepärast, et noh. Ei no ma mõeldagi, lihtsalt selgitame ära, et kellel ei ole kokkupuudet olnud, et on positsioonide koefitsendid, on ju. Aga no, siis on ka pikkuste koefitsendid olemas, on ju, et klassikaliselt, eks ole, me nagu tuleme maailmast, kus oli 30 sekundiline lugu oli nagu jumal ja see oli siis koefitsient nagu põhimõtteliselt 1, eks ole, selle järgi kõik hakkas. Et kui sa läksid nagu pikemaks, siis sa said odavamaks seda, eks ole, ja kui sa läksid, eks ole, väiksemaks pikkuse mõistes, siis läks kallimaks, mis on nagu loogiline, sest sa ostad nagu positsiooni, aga tahad vähem maksta, et siis sa pead selle sekundi eest rohkem maksta, et see ju on siiamaani niimoodi, eks ole, jah. On ja küll üksikute sekundite võrra on keskmine reklaami pikkus aastatega muutunud lühemaks, aga vähe. Et selles mõttes ma arvan, keskmine reklaami 20 ma pakun. Jah, 18 oli vist millegiga. No 20 on, vaata, miks ta seal on see, et 20-ga, no kui sa isegi 18-ga, sa suudad tegelikult ka veel selles story või loo ära rääkida. 30 on lihtsalt, sul on nagu palju aega, sul on seal võib-olla selleks logoks seal võib-olla 3 sekundit veel pärast ja sul on palju nagu aega, eks ole, et siis on. Teles on sul üle suure ekraani ainult sinu reklaam. Mitte ühtegi teist reklaami ei ole. Et noh, välimeedias on ka sul, et noh, sul sõidad võib-olla on üks, aga noh, sul on ikkagi seda müra kõike ümber on päris palju. Ma ütlen, et välimeedia on väga hea toetus, et kui sa mõtled ideaalse kampaania peale, siis loomulikult, et me ise ka mõtleme, et on tele ja raadio ja välimeedia, digi ja et sa oled nagu igal pool, kui sa tahad hästi kiiresti, nagu näiteks täna uut telekanalit lanseerides, et sa tahad nagu igal pool olla, sul on massimeedia olemas, endal väga suur massimeedia, aga noh, siis lisaks veel neile, keda sa võib-olla selle lühema aja jooksul ei taba, et siis sa paned veel igale poole, et sa oleksid nagu, aga noh, see on kallis lõbu, et selles mõttes, kui sa tahad igal pool ja kõike teha, et siis need kampaaniad lihtsalt maksavad palju ja sellel tihtilugu lihtsalt ei ole mõtet. Aga ühesõnaga, sa ütled, et see 18 on siin keskmine, kasutatakse ka 10, kasutatakse ka, kas te 5 minutit, 5 sekundit üldse müüte või? Müüme. Aga reminder positsiooni või põhikampaaniana või? On lihtsalt sellised pisemad, peaasjalikud sponsorlused, aga on sellised pisemad, noh neil on ka ikka 7 ja 10 tegelikult, 5 on ikka ülivähe, et see on tõepoolest sponsor reminder, et aga on sellised jah, telepuul ka sellised üksikud pisemad kliendid, kes tõesti teavad ja näevad, et see nii hästi toimib ja neil ongi see pisikene turunduseelarve, aga nad võtavadki sellest siis maksimumi, et nad valivadki endale need päris pikad planeerid juba ette ja me teame, et nad tulevad kindlasti ja teatud saated on neil alati valikus, mida nad tahavad, et enda need eesmärgid ära tuua. Et no, aga see on iga meedia puhul niimoodi, et mõned on, kes on hästi sotsiaalmeedia usku, pisemad kliendid ja kes ongi võib-olla mõne online tootega. Et, nüüd, kui oli positsiooni, eks ole, koefitsendid on ju pikkuse koefitsendid, koefitsendidest veel rääkida on hooajalised koefitsendid, eks ole. Jaa, küll meil on palju koefitsente. Ja ma mõtlengi, räägime need läbi, et see on kõik loogika, et see ei ole ju tekkinud niisama, eks ole. Et millest hooaja koefitsent tuleb on, eks ole, see, et konkurents on mingitel aegadel tohutu sellesse 12 või 20% nagu aega, eks ole, on see niimoodi? Ja sellest on omakorda kujunenud televisioonis välja nagu põhihooajad. Et need on järjest hägusemaks hakkavad minema, sest nagu me oleme näinud, siis ka jaanuaris, veebruaris ja suvel ikkagi pannakse päris palju värsket. Ma vaatasin, et eelmisel suvel oli meil planeeritud praktiliselt igasse päeva värsket programmi, mida varem ei tehtud. Suvel oli see aeg, kus me kordasime ikkagi kevadprogrammi saateid, et see konkurents on läinud nii tihedaks. Aga jah, tõsi, et märtsist hakkab siis reklaami koefitsient kõrgemaks minema, sinna juunini siis on natukene jälle madalam ja siis septembrist hakkab jälle kasvama kuni, ja noh siis aasta lõpule jälle natukene madalam. No jõuluajal ka tõuseb. Jõuluajal tõuseb, aga siis seal aasta lõpp jaanuarist hakkab. Ja detsember on ka veel väga aktiivne reklaami. No sest paljud tahavad oma jõuluasju ära müüa, eks ole. Ja, aga kui mõelda jälle, kuna
nagu brändi ehitada või kuna olla siis hindade mõttes jaanuar, veebruar, suvine aeg, kus meil tegelikult ei ole nii, et keegi ei vaata telekat vaadatakse hiljem ja võib-olla need 6-7, need kellad on mõne 10% võrra võib-olla madalamad kui põhijooajal, aga see ei ole nii, et keegi telekat ei vaata ja eelmisel suvel oli 2 tippsündmust, et kui eelmist suve üldse või eelmist aastat vaadata, siis meil mahtus olümpia ja Euro 2024, üks oli ühes kanalis, teine oli teises, et 2 sellist võimsat ja suurt spordi, mis olid ikkagi ju kõik topi ülekanded, et aga loomulikult erakorraline suvi ka, et selliseid suursündmusi igaks suveks ei jagu, aga sellegi poolest, et kanalid pingutavad, et inimesed ikkagi suvel ja uudiseid ikkagi vaatad ja sul on oma sellised lemmikprogrammid, millele sa ikkagi aasta. Tulles tagasi koefitsienti juurde, et koefitsient see päris nii ei saa nimetada, aga et selge on see, et primetime'is sul maksab, eks ole, reklaamsekund rohkem kui põhilisel, ma ei tea, päevasel ajal, et see on ka oma loogikaga, sest sa katad rohkem inimesi, eks ole. Ja ma mäletan, kui ma alustasin, siis oli 5 või 6 ajatsooni erinevate hindadega, et vastavalt nagu ta üles ehitus, eks ole see. Täna on sisuliselt ju, põhimõtteliselt on ju 2, et on Prime ja on Prime'ist väljas aeg. Ei ole enam early Prime ja late Prime ja seda ei ole siis enam ikka. Ei ole. Põhimõtteliselt on 2 ajatsooni ja Prime ja Prime'ist väljas aeg, et ja enamasti on nii, et seal 70%, 60-70% satub siis primetime'i, planeeritakse primetime'i ülejäänud siis mujale, on ka vastupidiseid kampaaniaid, et kus planeeritakse täpselt ja ma mõtlen seda, et eks ole, teoreetiliselt et meedia planeerimisest me saame meedia planeeritajatega rääkida, aga põhimõtteliselt on sul võimalik suhteliselt nagu küll nagu suhteline, eks ole, kui sa ütlesid, et meedia niikuinii on nagu odavam kui teised meediad on ju kontakti mõistes, aga sul on võimalik ka teles odavamas tsoonis olla, et sa oled päevases tsoonis, näiteks suvel ei ole olümpiamänge on ju, et su koefitsiendid on kõik nagu madalad on ju, reklaami sekundi hind nagu katvuse mõistes on väike on ju, versus, eks ole, et sa oled prime time'is näiteks maikuus on ju, ma ei tea, veel lühikese klipiga ka, eks ole, on ju, on ju, seal on nagu ka tuleb see erinevus sealt, kui sa planeerid midagi, et see on üks osa strateegias siis, kuidas seda mingit kanalit ära kasutada mõnes mõttes enda jaoks. Ja, et tasub, soovitus küll, et tasub planeerida selliseid brändikampaaniaid jaanuari-veebruari, vaatada kõik olemas, väljas on jahe, pime aeg on, et sisu täna pakutakse head sisu, et tasub, hoiab raha kokku küll ja teine asi on see, et see konkurents, mis siis hakkab järgnevatel kuudel tulema, et muidugi ma ei mäleta enam aastat, kui teleeeter ei oleks põhimõtteliselt välja müüdud, et ma ei et see ei ole liialdus, kui räägitakse, et kui ei saa panna enam, mis mõttes ei saa? Mis tõttu, et ma olen kuulanud ja kuulnud neid arutelusid ka selle üle, et kliendid tahavad hästi ad-hoc strateegiat teha ja vaatan stiilis iga kuu, et kuhu, olge ausad, kõik me teeme ikkagi miinimum aastaks plaani ette, et kui sa mõtled, et kuidas sa enda aasta eelarve kokku jooksutad, siis see ikkagi, me teeme 3 aasta sisuliselt ju prognoose, aasta eelarve juba on seal septembris, enamasti september, oktoober lukus, järgmise aasta eelarve, et ega ma arvan, et see on kõikide suuremate ettevõtete puhul ikka nii, mis tähendab, et sa pead ikkagi enam-vähem ju teadma, et mida sa teed, kuhu sa seda planeerid, et tele puhul ma võin küll öelda, et ikkagi lõviosa endiselt ostab mahtu. Miks ta ostab mahtu, et sellepärast, et mitte nendest kontaktidest ilma jääda, et see ei olegi nii palju nagu raha küsimus või? Et ma arvan, et selle, me oleme siin palju, ma olen küsinud seda paljudelt turundajalt seda commitmenti võtmist, ehk sa võtad kohustuse ja siis sa saad ka kontakti hinda madalamad. Ja nii palju, kui mina tean, et sa ikkagi enda ettevõtte puhul ma saan enda klientidest rääkida, et tele puhul on küll ikka valdaval osal ikkagi aastaks broneeritud. See ei ole isegi see küsimus, et nad lubavad mingit mahtu. Loomulikult saab alati läbi rääkida ja vastavalt siis, kui midagi väga erakorralist juhtub, aga kui tele on üks põhimeediumitest, see võtab sul, ma ei tea, 30 või 40 või sõltuvalt mõnel võib-olla 60% kogu aasta võib-olla meedia kulutustest, et siis see on asi, mida ikkagi peab pikemalt ette planeerima, et ma hästi ei kujuta seda ette, et see oleks nagu, et vaatame, mis me järgmine kuu teeme, et kas teeme spotti või tee, sa teed neid telespotte juba mõnda aega ette, sa planeerid, et kui see on nii suure osakaaluga meedia endiselt, siis me ikkagi miinimum aasta planeerime seda ette ja need osakaal, need ei ole ka need eelarved
nüüd nii palju aastate lõikes ei muutu. Et aga see on pigem ikkagi sellepärast, et saada need garanteeritud kontaktid, sest tele müüakse välja, see on selge, et midagi välja müümata ei jää. Mis tõttu ma arvan, et minul kui turundajal oleks väga oluline, et ma teaksin, nagu välimeedia puhul, et ostetakse teatud pindu aasta ette. Ma ei saagi näiteks, et meil on nüüd ka valimised tulemas, et selles aega sa tead, et sa neid premium pindu suure tõenäosusega, need on läinud juba. Et kui sa tahaksid mõnda enda kampaaniat planeerida, et neid, et seetõttu ma arvan, et ka välimeedias ja ka tegelikult meil raadios on ikkagi kliendid annavad mingid sellised aasta, et nad enam-vähem teavad, et nad tahavad, ma ei tea, jaanuar, veebruar, erinevad kuude lõikes, siis kui palju nad tahavad eetris olla ja eetrit saada. No ja vaata, üks on see, et nagu sa ütlesid valimised, väga palju valimised ju ka mõjutavad teatud aja nagu eetrit, eks ole. Sest tuleks hästi palju, eks ole, sellel ajal ja siis sa peadki nagu vaatama, et kui sa kindlasti tahad ka ise olla, ise küsimus on, kas sul üldse nagu hea koht olla, siis on ju, et võib-olla see konkurents on liiga suur, on ju, et ajastad kuskile majal, aga see võimalus on olemas. Me rääkisime reach'ist, räägime frequency'st ehk nagu sagedusest, on ju. Et mis see tänane nagu parim teadmine on, et mis see nagu ütleme optimaalne frequency või sagedus mul ikkagi kampaania reklaamide puhul on, palju ma pean planeerimas? Eks see ju sõltub ikka sellest kampaania eesmärgist ka, et ma arvan, et kui see brändide puhul on 3-5 korda, ma arvan, et on mõistlik, on kampaaniad, kus on, ma ei tea, 6-8, et kui sa tuled mõne uue tootega turule, sa tahad hästi kiiresti ja palju, et siis see sagedus on nagu mõistlik suurem, keskmine ma arvan, et ta jääbki sinna kampaaniate puhul tavapäraselt sellise 5, 4, 5, 3-5 seal vahel, sinna on ka piir, kust üle minna ei ole mõistlik, sest see muutub häirivaks. See on see saturation, eks ole, et nagu inimene väsib sellest ära, seal on nüüd üks küsimus, eks ole, on see, et me planeerime, et ütleme, et me tahaks, et inimene näeks 5 korda, keskmine inimene. Probleem on nüüd selles, et me ei tea, et võib-olla mõni inimene näeb 1 kord ja siis mõni inimene näeb see 10 korda, et sellega me peame planeerimisel arvestama, et lihtsalt see nii on, et siis me keskmise järgi ikkagi siis nagu paneme paika, nagu on see niimoodi, eks ole, on ju. Et ja siis leitakse seda tasakaalu selle nii-öelda selle sageduse, katvuse ja siis nende kontaktide hulga üle, et see planeerimine on ja seetõttu loomulikult me teeme seda ise ka, sa ennem lihtsalt küsisid, et kuidas seda planeerimist tehakse, et siin on meediaagentuurid klientide puhul, et teles on suured kliendid ja suured mahud, et nende puhul on agentuurid kindlasti pädevad, eks ole. Pädevad ja need head spetsialistid, kes on kõrval aitavad arvutada, tihtilugu ka võtavad selle reach'i garanteerimise enda õlule, et meediakanalid ükski ju otseselt, loomulikult sa garanteerid kontakti ja suure tõenäosusega see nii juhtub, et kui need reach'i prognoosid tehakse, aga see ei ole midagi, mida sa hinnakirja järgi kuskilt osta saad, me saame igalt poolt mujalt meediast ju ka ainult kontakte põhimõtteliselt osta, isegi mitte nagu garanteeritud sihtrühma kontakte nagu teles. Aga ütle mulle seda, kas praegu valdavalt ostatakse kerpi või terpi? Ehk sa ostad sihtgruppi või ostad nagu ikka terpi ostatakse, meile ostatakse 18-59, meie konkurentide peamine sihtrühm on 18+ sellest aastast, eks ostetakse erinevad, neil on ka hinnakirjas erinevaid sihtrühmasid. Ja see oleneb, eks ole ju, loomulikult valdkonnast, mida sa reklaamid, aga ma lihtsalt jällegi, mul võib olla kohati vananenud info, siis on hea mind alati nagu korrigeerida, aga me omal ajal lähtusime nagu sellest, et tegelikult kerbi nagu, ütleme, terbi hind oli nii palju nagu kõrgem, et ta nagu ei kompenseerinud seda ära, et kerpi oli mõistlikum osta, et see kunagi müüsime ka, eks ole, nagu kaupa, mida kõik ostsid sisuliselt, meil küll olid toodetel võib-olla spetsiifilised grupid, aga et lihtsam oli nagu kerpi osta, sellepärast ma nagu küsin, et kas tänapäeval on see muutunud ja pigem nagu siis ostetakse ikkagi nagu sihtgruppi, 4+ ikka ostetakse vähe, et võt ma nüüd ei ole igapäevaselt enam, ma muidugi neid nädalas ja kuu raportid me kogu aeg ikkagi käime läbi, et mida ostetakse, millised valdkonnad teevad, et kas on seal muutusi, aga peamiselt ikkagi 8 ja naisi ka loomulikult, et paljud on sellised kaubandusest täna tervikuna on saanud kõige suurem reklaami ja teles või sektori mõttes, aga loomulikult on ehitus ja meditsiin ja
no see on ka põhjus, eks ole, miks neid kanaleid tehakse rohkem suunatuna, eks ole, naisterahvastele. Ja naiste sihtrühm on ka kindlasti on läbi aegade olnud üks populaarne sihtrühm, ehk siis naised 18, 49 või 59. Ma küsin veel ühte sükst võrdlus või benchmark seda, et me rääkisime sellest reach'ist frequency's on ju, et mis on see, noh, jällegi, kui sa ütled terbi mõistes, aga et mis see terbi nagu määr peaks olema, et me teeme sellist, ma ütleks siis nagu niimoodi, või siis kerbimäär ise otsustada, et oleks selline, et sa saad nagu öelda, et põhimõtteliselt sellest kaubast nüüd järgnevad 2 nädala jooksul tegelikult saavad kõik teada, et see kaup on siin saadaval. Et kas see on siuke klassikaline, mis asi vanasti räägiti kõik, mis on üle 1000 kerbi, eks ole, nagu liiga suured kampaaniad võib-olla isegi on ju. Et kas me oleme seal, ma ei tea, mingi 600 peal, 1000 peal või millega peaks üldse inimene arvestama? 500-600 kerpi ja kampaaniad on suured, aga keskmised ikkagi meil täna on jäävad sinna, aga on ka 300-400 terveseid kampaaniaid päris palju. Ja enamasti on niimoodi, et kampaaniaid planeeritakse ju 2, keskmine on meil 2 ja 2,5, jah, umbes nii. Et selle kampaania peale siis, ehk siis mitte nädala, vaid siis kampaania peale. Ehk siis jah, kuu on selles mõttes, et on ka neid jah, kellel on kuu, aga reeglina ju kui sa vaatad, siis kuu alguses ja võib-olla kuu lõpupoole siis on natukene lühemad reklaamipausid ja seal on keskel on see peamine aktiivsus siis, et selline 2-3 nädalat. No see on tulnud, eks ole, reeglina sellest, et kuigi see on strateegia jah, et millal on, et tavaliselt kas ta on siis esimese nädal, kuigi osadel on isegi nagu viimane nädal on ja siis proovitakse kavaldada, et millal sinna nagu panna. Kui on müügi edendamine, aga on ka ju neid kampaaniad, kui kaubanduses on mõni konkreetne selline sooduspakkumine, mis on sul seal neljapäevast, ma ei tea, laupäevani või neljapäevast pühapäevani, et tehakse ka selliseid lühemaid, aga tootepõhiselt siis. Kui ütleme, palju sul on selliseid kliente, kes reaalselt iga nädal on, ma ei tea, mingi ütleme, et seal 300-400 kerbiga kogu aeg eetris. Läbi terve aasta. Kõikidel nädalatel. Kas sellised kliente üldse on tänapäeval? Või võiks öelda, et võib-olla rahvusvahelised osad, kellel on palju brände, et nad siis nagu vaheldavad, et tegelikult ikkagi on olemas, on ju? On, mitu kümmend tahaks. Isegi öelda. Et need, kes siis nagu on, siis need on ikkagi, eks ole, ja need teevad, on ju. Et top 30 on sul ikkagi praktiliselt igal kuul eetris. Miks ma seda puudutan, on see sama asi, et vaata, kui me rääkisime nendest mingitest sessoonsusest, eks ole, et see tavaliselt tuleb sellest, et see oli see klassikaline lähenemine üldse ka suurte kampaaniate tegemiseks, et kevadel ja sügisel. Nüüd me näeme, et eks ole, see on tasandunud, tehakse seda always on nagu presentsit, on ju, et sa oled kogu aeg läbivalt, on ju. Ja see nagu on natukene probleem siuke klassikalises meedias, sest seda on kallis pidada niimoodi, sellepärast on see hästi palju digitaalsesse meediasse läinud, on ju. Aga mina oma kogemuse järgi, et mul omal ajal õnnestus Kaleviga hiljem Terega teha seda, et ma sain, eks brändi nagu number 9 oligi, tegelikult mina ütlen sulle 100% teleteema. No seal on muidugi nagu palju muid aspekte ka, on ju, aga see strateegia oli ju see, et me ostsime umbes 500-600 kerpi per nädal, terve aasta. Ja sealt tuligi see, et see katvus oli tagatud, see sagedus oli kalatud, nüüd on alati küsimus, eks ole, et ma küsisin nende klipi pikkuste kohta, et mis oli mõistlik ja minu jaoks oli mõistlik 20 sekundit. Et 30 on liiga kallis, vähem, aga sa ei suuda rääkida ära seda story't, on ju. Ja nüüd järgmine küsimus on, kas sellist strateegiat saab pidada, sest vaata, me rääksime saturationist, on ju, et põhimõtteliselt väsimusest kampaaniate klippide osast, et palju see neid klippe peab olema. Ja neid klippe peab selles mõttes minu meelest olema, kui ma nüüd õigesti mäletan, mingi üle 30 klipi, et sellist strateegiat nagu ära teha, on ju. Ja siis loogika järgi ongi see, et sa ei saa siis teha klippe niimoodi, et ühe teed 5 ja teine teed 30, et sul oleks rohkem mänguruumi 20 vahetamisega kogu aeg. Vaata, et elu käib ka edasi, on ju, et produktsioonipäevad ja nii edasi. Et selles mõttes suhteliselt raske strateegia, aga nagu sa ütled, ka teised kasutavad, neil on lihtsalt brände ka rohkem, nagu ka meil oli, mina ütleks 100% töötab, 100%, siin ei ole üldse küsimus. Küsimus on, kas sa suudad seda endale lubada. Aga kui suudad lubada, siis mina ei näe täna eriti nagu, mis puudutab sellist kaupa, mis on kaubandusest, ütleme see fast moving consumer goods, on ju, ei ole tegelikult konkureerivat meediat. Teised on ka head meediumid, nagu ka välimeedia ja nii edasi, nagu võib-olla toetavad, aga tele minu meelest on ainukene versioon selleks saavutamiseks. See on ideaalmaailm, aga sul olid ka nii suured portfellid.
tohutu hunnik erinevaid tooteid, et sellisel juhul, et see 30 klippi või noh, see kõik on, et need ja see ongi ideaalmaailm, aga loomulikult, et neil, kellel on vähem brände või need, kes saavad võib-olla mitte nii tihedalt, vaid siis lubada endale natukene mingi aja vahe tagant sellise suurusega või mahuga kampaaniaid, et ka nende puhul on ikkagi täna see efektiivsus kampaaniatel, mis tagasi tuleb, see ROI on ikkagi väga-väga kõrge. Mõtlen, et ma ikka aeg-ajalt mõtlen, et peaks rohkem ka seda rahvusvahelist uuringuid ja seda materjali jagama, et Eestis teevad agentuurid täna ka üsna palju juba neid kampaaniate analüüse ja et millised meediad rohkem, millised vähem toimivad, et üks asi neid jagada, aga seda rahvusvahelisi materjali uuringuid ikkagi ka, et jälle, kui jääb midagi kätte, siis et sa näed, kui efektiivne, et üks asi, et see efektiivsus, kasumlikkus, et see ettevõtetele tagasi toob ja kui hästi see töötab, et aga noh, ma ütlen, et sa pead seda meelde tuletama, sest justkui neid müüte, mis käivad tele ümber, on nii palju, vaata, sellepärast ma ütlengi, et see kogemuste jagamine, kas praegu või kui me teeme seda nüüd, see aasta saab ka kohe valmis see turunduspraktikate nagu benchmark uuring, eks ole, kui palju inimesed, ettevõtted siin nagu teevad, et see ongi tegelikult ainult selleks, et seda kogemuste pagasit nagu paremini jagada, on ju. Et mina olen tundnud seda nagu puudust turundajana, et seda on liiga vähe ja see on liiga nagu kinnine, eks ole, et liiga vähe teatakse kõikidest asjadest ja siis ei tule head asja, et sellepärast ma olen hästi selle poolt, on ju, ja noh, mida rohkem me sellest räägime, seda rohkem tegelikult tehakse teadlikke otsuseid, on ju, noh, näiteks nagu müüdid, sa juba ütlesid, on ju, müüdid, on ju, et see run by station, mida sa nimetasid, ehk et nagu kanal planeerib, on ju, müüt oli turul vähemalt varasti, et seda ei tehta nagu piisavalt objektiivselt. Et sellepärast justkui peaks kindlasti nagu meediaagentuure soosima, sellepärast kanali. No see ei vasta tõele, see ei olnud nagu omal ajal ka loogiline, aga siuke müüt oli. Ma ei tea, kelle huvides see oli tekitatud. No, tegelikult see ei ole nii, nagu sa ise ütlesid, väga paljud meediaagentuurid kasutavad ka run by stationit, eks ole. No, et see on ju ka alus teil, see ongi see teie nagu valdkond ja te ju mõnes mõttes ju baseerute mingil infol, see ei ole mingisugune suvaline asi, mida te seal teete. No võib-olla see tuli, ma ei oska öelda, võib-olla see tuli ka sellest, et varem kuidagi see roll oli suurem, et meediaagentuur kuidagi teeb ise meediaplaani, aga noh, mõlemil teevad päeva lõpuks nad täna ikkagi süsteemid ja programmid valmis. Sa sisestad sihtrühmad, noh loomulikult, et on võib-olla mõni muu sihtrühm veel, mida planeerida või millele veel tähelepanu pöörata või mingi inimlik moment on veel juures, mida agentuur lisab sinna, aga päeva lõpuks, et noh, ega see agentuurile ei maksa ju ka meediaplaani tegemise eest, televisiooni puhul küll täna, et tal on palju rohkem lisaväärtust, mida ta tegelikult pakub, et mitte manuaalne töö. Aga see on muidugi veel eraldi teema, no mul tuleb meediast ka veel eraldi rääkima siin varsti on meediaagentuuridest ja eks ma võtan sealt nagu erinevatest, et vaata see nagu suur diskussioon, et kas see on väärtustatud meediaplaneerimine või mitte, et siiamaani ta ei ole, on ju, ja see on jälle niisugune peidetud süsteem, mulle üldse see ei meeldi, ma tahaks palju rohkem nagu läbipaistvust ja seda on olnud siin meedias ka nagu teemaks üleval, et kuidas see nagu äri käib, on ju, ja mina isiklikult nagu kliendina näeks seda, et tegelikult sa maksad korralikku planeerimistasu. Et see on töö ja küsimus on isegi kui need masinad teevad, ka need programmid maksavad, need inimesed seal juures maksavad, see kõik maksab, on ju, ja ettevõte on seal selleks, et seda kompetentsi jagada ja teenida kasumit, sellest tuleb ka nagu aru saada, et ta saaks paremini seda tööd teha, on ju. Ja see, et praegu on justkui nagu loogika olnud selline, et kaubeldakse selle protsendi üle, mis on nagu siis meediaplaneerimise tasu, on ju, ja kõik teavad, et see ju elus ei katta ära seda kogu asja, on ju, et see on niisugune nagu nice have ja siis on küsimus, eks ole, et kuidas meedia nagu agentuurid on kokku leppinud, eks ole, kanalitega, kuidas see äri nagu toimib. Mulle selles mõttes jällegi see tuleb kuskilt, on ju, see oli oma ajas, on ju, ja kui ma omal ajal meediaagentuuride juhtidega rääkisin, siis nad ütlevad, et tegelikult nad oleks valmis selle süsteemi muutma, kui kliendid tuleks sellega kaasa, ehk et see sama raha, mis tuleks teenida selleks, et oleks jätkusuutlik äri, makstakse nagu planeerimise kinni. Nii et vaata, nagu sa ütled, nende nagu reklaami nagu et tunnis, millal mingid positsioonid on, et nende muutus, et noh, et me näeme täna, et kliendid lihtsalt ei ole valmis selleks muutuseks, nad ei taha sellega tegeleda, et see on mingi asi, mis nagu toimib ja nii edasi. Nii et eks seal mingid asjad nagu lihtsalt on tulnud kuskilt süsteemist, asjad on kogu aeg olnud nii.
jah, ja kui nad turul selliselt hästi toimivad. jah, et kas siis on vaja üldse midagi teha? Jah, et kas siis siin on revolutsiooni vaja, et ma arvan, et on oluline, et klient tunneb, et agentuur pakub talle lisaväärtust ja agentuur peakski ja ongi alati rohkem ka kõikide trendide ja kõikide võimalike programmide ja turundusstrateegiate ja kõige sellega kursis, millega sa võib-olla ei suuda kogu aeg enda turundusmeeskonda, mõnel on suurem, mõnel on väiksem osakond, aga ja mõned kliendid on ju läinud seda teed, et on in-house planeerimine aga see tähendab kogu aeg koolitamist, et selles mõttes, et seal on inimesed, kes iga päev tegelevad sellega ja iga valdkonna spetsialistid on, et ja neil on väga palju erinevaid valdkondi, neil on väga palju erinevaid case studies'id või nii-öelda praktikat kogu aeg lauad. Sinul on su enda oma ja sa pead kogu aeg olema up to date. Ja mina isegi ütleksin oma kogemuse peal, et ma olen hästi in-house nagu usku olnud, sest mulle meeldib ise asju teha ja see on hästi seotud inimestega, eks ole, et kui sinna satub ette otsa, kes on nagu mingi õhinapõhine ja ta tahab ja ta oskab, aga ma ei ole kunagi traditsioonilist meediat enda lauale võtnud, mitte kunagi, et see on alati mul alla just selle samade põhjustel. Digitaalmeedias võib olla mingi teema, eks ole, et see laua peale toomine nagu kuna need, kuidas ma ütlen, need tööriistad on nii palju lihtsamaks läinud, et kui sa ikkagi oled kompetent, siis on seda võimalik teha. Traditsioonis meedias sa pead oluliselt rohkem omama mingeid asju, mis tegelikult ka maksavad, ei tasu niimoodi ära, et selles mõttes ma olen nagu nõus, et meediaagentuuridel on ja jääb eriti traditsioonilise meedia puhul 100% väga suur roll, ja siis on, eks ole, see teine versioon nagu, mis me rääksime, on see, et kui ta nüüd tõesti paljusid asju ise teeb, et võib-olla siis ta tuleb see run by station, et ta tuleb otse suga rääkima, et okei, lepime nüüd kokku ja sellest oli see küsimus ka, eks ole, et kas tal on mõtet tulla ühe grupiga rääkima, eks ole, või minna mõlemaga, eks ole, et see on siis päeva lõpuks ta otsus, ja mina olen aastaid ikkagi seda ka praktiseerinud, vähemalt väga seda meelt olnud, et need kolmepoolsed kohtumised on ka väga head, sest mis seal salata, televisioon on väga emotsionaalne meedia, meil on sisu, mida me müüme, need kontaktid, need inimesed, kes vaatavad seda sisu, et kui me räägime suurprojektidest, olgu need spordisündmused või olgu need suured shiny floorid, et kliendid tahavad esimesena teada, nad tahavad tuleb maski saada, see on ette nii pikalt müüdud, et siis on mõni klient õnnetu, et tema ei olegi kuulnud. Ja siis sõltub, et kes oli kiirem agentuuridest või meist endist. Et seetõttu ma arvan, et on hea ikkagi aastas korra või kaks saada kokku, et turundajatel on küll kiire, eks meil kõigil on kiire, aga et saada kõige varem seda infot, mis on tulemas. Meil on nii palju uusi asju tulnud, et see squeeze lahendus tuli uus, kes saab esimesena kampaanias seda proovida, et need on kõik need lahendused, mis on siis eetri peal, et me rääksime hästi pikalt pausist ja sponsorlusest, aga tegelikult on need kõige atraktiivsemad kohad veel, kus ei pea klippigi tegema, on ju sisuliselt ekraani peale, sa vaatad samaaegselt nii sisu, kui sulle tuleb siis sinna ümber, see squeeze on nüüd selline 20% ekraanist, kus sul on mingi sõnum, mis on väga raske on sellest mööda vaadata. Et ja bugid samamoodi, et ja loomulikult sisuturundus mida sa nimetad? Bugi on siis animeeritud lahendus ka saate peal, mis on seal üleval siis jah, vasakus nurkas. Et ja sisulahendused, et kui me räägime sisuturundusest või sellest, et sul on, ma ei tea, oma saade või mõni sellist tüüpi, mis on hästi sisuline lahendus, mida ju ka teles tehakse. Et siis need on need asjad, mida pead otse ka tegelikult kanali ja produtsentidega koos rääkima, et seda on tihtilugu, aga loomulikult on alati kõik osapooled kaasatud, sellepärast, et see on ju osa strateegiast. Ja see, ütleme, et saade on sinu kui kanali omaniku jaoks natuke suurem risk, sellepärast, et sa päeva lõpuks on sul vaja, et see saate vaataja või kanali vaataja ei lähe ära, eks ole, et sa ei saa ju suvalist nagu positsiooni võtta, et ütleme, digimeedial on nagu lihtsam seda, et ta scrollid selle sisuturundusartikliselt üle, see sind ei huvita, aga ta on ikka endiselt meedias, aga sul on, sa pakud seda poole tunnist nagu slotti sisuliselt päeva kuskile, siis ta võib läheb minema, sest nii kehv saade on, seal on nagu teatud erisus on. Ja sellepärast ei olegi võimalik saada kõigil oma saadet, et selles mõttes, et need on
need oma saated, nagu me räägime siin viimasest võib-olla, mida kõik teavad ja mäletavad, Elustiil ja koduga seotud saade, üks Eesti armastatud bränd, et ka seal see algas sellest, et see kõik oleks ju ka vaatajale väga atraktiivne ja pigem oleks see orgaaniline teisejärguline see, et kus me pärast, millega me siis selle kodu ära sisustame või kelle abiga, et jah, televisioonis on see oluliselt keerulisem, kui on kuskile digisse sisuturunduste artikkel osta nii-öelda, et see peab hästi orgaaniline osa olema ja vaatajaid kõik. Ta on endiselt võimalik, lihtsalt see, ütleme, et siis see produktsiooni nagu hind on oluliselt kallim, et sa ei saa sinna tulla nagu mingi suvalise asjaga, on ju. Aga kas ei ole mitte sama natuke nagu reklaami endaga, et vaata, et kuigi sul ei ole, et sina kanali omanikuna, eks ole, reklaamiseadusest tulenevalt pead vastutama, eks ole, konsensuslikult edastajana, eks ole, reklaami tegija ja reklaami tellijana, eks ole, et see, et siis reklaami sõnum oleks vastavuses seadusega, on ju. See on üks asi, mida sa teed, on ju. Aga suure tõenäosusega sa ei pane kätte ette, et sa ütled, et produktsioon tundub nagu kehva, on ju, see konkreetne nagu reklaam, seda te ma arvan ei tee, eks ole, on ju, sest see on siukene nagu... Ei tee, selle ajaloo jooksul on olnud üksikud klipid võib-olla, mis ei, on olnud, aga mis ei ole jõudnud eetris. Kas on eetika küsimus või on selline sõnum, mida, sest päeva lõpuks kõige eest, mis eetris jõuab, vastutab kanal. Aga üks on see seaduse küsimus ja teine on see nagu vaata, et kui me rääksime, et kui sa näiteks ostaks saate sloti, eks ole, saaks suga kokkuleppel, et siis ei ole nii, et jah, et ma müün sulle sloti ära, on ju, ja pane, mis sa tahad sinna, no see ei ole, et sa pead, eks ole, nagu me rääksime, et kui sul siis see vaataja minema läheb, sul on juba probleem sellega. Nüüd, aga ega tegelikult telereklaamidega on ju sama asi, on ju, et telereklaamis, ütleme, kogu seda vahemikku, kus sealt tuleb, on ju, kui nad on halvad reklaamid, siis sa võõrutab veel rohkem ära, eks ole, et et mõnes mõttes see tuleb juba siis sellest sisust endast, et tegelikult reklaamid peavad olema hea tasemega tehtud, on ju, et inimestel oleks nagu meeldiv neid vaadata. Ja siis võib-olla ongi see asi nagu, ta on jälle üks müüt, et telereklaam on liiga kallis. Aga see tulebki mõnes mõttes mitte ainult selle positsiooni hinnast, on ju, vaid see tuleb ka sellest, et see produktsiooni peab mingit tasemega tegema, eks ole, et sa ei võõrandaks neid vaatajaid ära. On see nagu loogiline? See on tõsi, aga alati on mõistlik vaadata seda suhet ka, et mille eest me toodame materjali ja et ei juhtuks nii, et meil on üks suur hunnik raha ära kulutatud, aga siis on jube vähe raha, et seda näidata, seda kõike, seda kaunist, mida me oleme valmis saanud. Et seda ma olen selle pika ajaloo jooksul näinud küll, et vahel juhtub, et kui kõik need lahedad, kreatiivsed ideed saavad realiseeritud, et siis põhimõte, et see sõnum inimeseni jõuaks, selleks enam nii palju raha pole. Ja, aga Signe, kas ei ole sellega seotud, ma olen paljudelt küsinud, eks ole, et kes on su agents of record? Et on, kas on meediaagentuur või on Creative ja kui Creative agentuur, et sa ideest lähtud, siis ta ütlebki, davai, selline produktsioon, see produktsioon, ma ei tea, maksab 30 000 eurot, 40 000 eurot, eks ole, on ju, ja nüüd tehakse see kõik ära ja siis, aga mul on mingi 40 000 ainult sinna meediasse, on ju. Noh, ja siis ongi nii, versus see, et ta ütleb, et näed, okei, meediaagentuur planeerib, mul on vaja sellist reach'i, frequency't, on ju, tahame sinna seda, ja see maksab nii palju ja nüüd meil nagu oleks mõistlik, see ülejäänud raha on see, millest me saaks veel nagu normaalses. Minu jaoks on see loogika seal, eks ole. Ja no mina istun siin ka nii mitme tooli peal, et ühest küljest ju turundan, ma olen ka muidu kreatiivse poole pealt olnud hästi in-house usku, aga me oleme ka teinud paljude kreatiivagentuuridega. Ma lihtsalt mõtlen kogu aeg, et kui me loome telesisu, meil on stuudiod, meil on tohutult palju loovaid inimesi, meil on tehniline võimekus, no kuidas me siis enda nagu promomaterjali ise ei tee, aga loomulikult me oleme palju väljast ka ostnud, aga viimastel viimasel 5 võib-olla rohkem ise ka teinud, sest see loomeprotsess on minu meelest see, mis on meie inimeste tugevus lihtsalt. Aga see on teistmoodi mõtlemine, et kui on turundajad ennem olnud, kes on palju väljast võtnud, siis majas sees lihtsalt sa pead natukene seda võib-olla struktuuri muutma või neid töökorraldust, et sa jõuaksid kogu selle materjali siis ise enda tiimis valmis toota. Aga siin on palju külas käinud turundusjuhtes, ilmselt tead paremini, aga mulle kohati tundub, et kui sa küsid, et kes on esimene agentuur, kellega maha istutakse, siis see on kreatiivagentuur, tundub mulle paljudel juhtudel, kuigi see peaks olema võib-olla kas vastupidi või samaaegselt, ideaalne oleks samaaegselt, aga sul on ikkagi võib-olla 2 eri huvidega agentuuri, üks huvi on, aga selles mõttes üks on loovmaterjale teeb
ja teine ja kes siis ei tahaks teleklippe teha. Ja no ma olen avaldanud siin oma arvamust, et mina olen selgelt nagu kanali usku, et kanali kaudu käib ja see on küsimus sellest reach'is tegelikult on ju, et sa ostad kontakte, eks ole, kontaktid on ju. Nüüd see võiks olla, aga kui sul on tegelikult, ütleks nagu piiratumad ressursid ja ainukene viis tegelikult nähtavust saavutada on mingi mega ideega, mis on viraalturunduse nagu üks meetodeid või ütleme, et see ei pürga olla, on mingi sisuturunduse asi, eks ole. Siis ma nagu läheks puhtalt idee peale, aga ma ei läheks niimoodi, et ma tõesti alustan ideest ja ma tean, et mul tegelikult oleks nagu paljude inimestega vaja suhelda, see tähendab, et ma pean selliseid suuremaid meediakanaleid katvuse mõistes kasutama, aga seal on väga selged piirangud mul, eks ole, et ma peaks nende piirangutega kohe tegelikult arvestama, see tuleb nagu mõistlikum. See on üks, mis ma veel tahtsin öelda, vaata sellest sa ütlesid algul ka selle kanalite konkurentsist, eks ole, et noh, et samas ütleme ajatsoonis meil on palju konkurentsi sul omal sõsarkanalitega ja nii edasi, et tegelikult reklaamidega on nüüd sama olukord mõnes mõttes on ju, et sa oled selles konkurentsi situatsioonis seal samas reklaami, eks ole, vahe siis minutites on ju, ja kui sa teed tegelikult kehva reklaami, siis noh, see ju tuleb välja, see on umbes sama asi, et ma proovin, ma ei tea, konkureerida mingisuguse Hollywoodi filmiga, mingi täiesti, ma ei tea, ala rahastatud mingi asjaga, see lihtsalt ei näe välja, eks ole, noh. Et ma arvan, et paljud ei mõtle niimoodi, vaata seda tuleks mõelda, et sa oled seal teiste seas, eks ole, ja kuidas sa siis selle story'ga sealt välja tuled. Või noh, kuidas seda emotsiooni kõige tugevamalt tekitada, enda lugu jutustada selle 20 sekundiga. Aga noh, hea uudis on ikkagi see, et tänu tehnoloogia arengule on ikkagi teleklippide valmistamine ka läinud soodsamaks ajaga ja noh, rääkimata sellest AI maailmast, mis on meieni jõudnud ja järjest rohkem tuleb peale, mis muudab televisiooni ka ju tervikuna või reklaamitööstust ju ikkagi. See on nagu huvitav koht on ju, et ma olen suga 100% nõus, minu seisukoht on, et see on tulnud nagu nii tugevalt, et see jääb, ma näen täna meie tellijatega diskuteerides, nad ei ole seal absoluutselt, agentuuridega ma olen liialt vähe veel teinud, Joeliga mul tuleb neljapäeval, eks ole, välja siin on ju, episood, ma puudutasin, tema ütles, et ta veel ei vaata sinna poole, et ma nagu näen, et jällegi see on see mudelite asi, vaata nad, nagu oli väga raske meil agentuuridel minna üle digisse omal ajal, sest seal ei olnud toimivat nagu raha teenimismudelit. Nüüd on nagu saadud aru, on õpitud ära see nii edasi, et ma näen, et meil on tehisintellektiga täpselt sama probleem ja siis tuuakse mõnes mõttes ja okei, tehisintellekt ongi nagu natuke alguses on ju ja see Coca-Cola näide, eks ole, mis tehti ja palju on räägitud sellest jõuluasjadest, eks ole, see on tegelikult see algus ja mina ütlen, et kõik läheb sinna poole ja see on väga hästi tehtud klipp tegelikult ja strateegiliselt väga hästi läbimõeldud, kuidas nagu tutvustatakse minu meelest tehisintellekti üldse nagu noh, tarbijaskonnale ja nii edasi, et kindlasti sinna läheb, aga see võtab meil, ma arvan, et rohkem aastaid, kui me nagu tahaksime on ju, just selleks, et nagu jõuda sinna toimiva mudelini ja see vahepealne aeg tegelikult proovitakse rääkida seda, et loovus kaob ära ja see on kõik jama ja nii edasi ja tegelikult see ei ole niimoodi, et see on natuke siuke. Ma arvan ka, et loovus ära ei kao, aga mis seal salata, eks see valdkond kõik, et kuidas fotod, videod, kõik see sünnib, et eks nemad peavad kõige rohkem ka täna võib-olla enda sellist tänast tööstruktuuri või see, kuidas asju on tehtud muutma. Et sealt see nii-öelda pihta saab või vajadus muutusteks on lihtsalt suurem, et seetõttu võib-olla ei ole ka see entusiasm kohe seda kõike nagu aktiivselt kasutama hakata, muidu eestlased on iseenesest ju, me oleme pisike rahvas ja me oleme väga aktiivselt, me oleme ikkagi innovatiivne ja kõiki uusi asju hästi entusiastlikult kohe asume kasutama. Et aga teles ma küll väga ootan, et see annab meil ikka tohutult palju võimalusi, et nii palju võimalusi, mis teevad telesaated ja mis on sul sisuliselt ei pea võib-olla mingil ajahetkel enam nii kallilt ehitama kogu seda suur struktuuri üles, vaid see on juba sisuturundus näiteks, mis on tooteasetus, siis on õige öelda, digitaalne tooteasetus juba tekivad sulle, meie istume siin, juba tekivad meile Coca-Cola, teisel pool ekraani tekivad Coca-Cola pudelid meie laua peale või noh, mis iganes sellist tüüpi asjad, mida on täna teha jube kallis ja füüsiliselt pead kuskile, noh me ka, see oli ka nii ammu juba, kui me hakkasime rääkima sellest, et UK-s oli üks versioon, kus saigi nii proovida, et nemad teevad, aga noh, me pidime telesaate neile saatma, me pidime tooted neile sinna saatma ja no lõpuks oli nii kallis,
et Eesti, et noh, kohalik klient ei olnud. Et sa räägid nagu sellest, et võetakse ka mingid vanemad seriaalid ja sa sisuliselt saad kohaliku toote seda. Seal on hästi palju õiguste teema muidugi on ju, aga see kõik vaieldakse ära. Aga kui on kohalik sisu, mida meil on täna ju väga palju tunde päevas, et siis see loob ikkagi ja annab palju võimalusi. Et sa iseenesest näed, et nagu toote asetuste positsioonid nagu tulevad rohkem tulevikus esile tänu sellele, kui need tehnoloogiad on piisavalt head. Täna peab nagu, ütleme, täna peab manuaalselt tegema, täna peab nii palju ette teadma, meil tulevad täna sarjad, me teeme juba sügise järgmise kevade sarju, mis tähendab seda, et meil peaks juba olema kokkulepped nii pikalt tehtud. Tavaliselt juhtub niimoodi, et noh, nendest rongidest jäädakse kuidagi maha, et need asjad lähevad ennem purki, saavad valmis, eriti kui... Või näiteks, et sul lansseeritav toode tegelikult sellel hetkel polegi olemas, et see oleks palju parem siis nagu panna neid asju juurde. Jah, et see annab kindlasti paindlikkust juurde ja ma arvan tervikuna, et kui me räägime sellest, noh, ma ei tea, kui me räägime planeerimisest, reklaamide, ma ei tea, mõõtmisest inimeses emotsioon, et noh, kui kõik kogu selle AI võimaluste peale tulevikus mõelda, mida see annab mõõtmisele, reklaamide planeerimisele, teletootmisele, noh, siis see maailm on ikkagi... Ja sa oled optimistlik, see tuleb nagu palju võimalusi, eks ole? Mina pigem olen see, kes näeb palju võimalusi ja kuidas me saame enda elu muuta võib-olla tegevusi, mida ei pea manuaalselt enam tegema, aga teine asi, mis annab lisavõimalusi ka nagu füüsilises mõttes lisavõimalusi. Et mis teeb ka planeerimise ja data täpsemaks, et mõõtmisest me oleme siin viimast ajal nagu palju rääkinud ja selge, et see tele on nagu, noh, täna võib ju öelda ikkagi, et kõige täpsemini mõõdetav, päeva lõpuks on statistika, me kasutame seda sama mõõtmist aegade algusest ja ma olen küll teinekord ikkagi kuri ei ole, aga loomulikult, et iga meedia või noh, ikkagi sa võitled selle eest, et see kõik oleks jätkusuutlik, et kui sa näed, kui tohutult ajas muutub tarbimine, sul on ühe ekraani asemel täna 3 ekraani, ma ise pean tunnistama, ma tarbin palju Go3 sisu telefonist, et loomulikult valdav osa vaatab suurelt ekraanilt, aga lihtsalt kui palju meie tarbimine ekraanide mõttes, vaatamisharjumuse mõttes, et me sõidame näiteks, ma ei tea, Piritalt linna bussiga, siis me vaatame ju klapid peas inimestel, vaatame sisu tegelikult ära telefonist või desktopilt või noh, et minu pigem kogu aeg see mõte või soov on olnud, et proovime seal ka olla innovaatilised, et me teame, et televisioon on võimas meediakanal, me tahame, et see mõõtmine oleks või õigemini nõudlus tuleb ju klientide poolt, et me tahame, et see oleks veel täpsem, me tahame, et see kõik oleks ära mõõdetud ja meie ka ju tahame, sellepärast, et me teame, et telesisu tarbitakse ja me tahaksime ka kõike seda ära mõõta, mis toimub mujal ekraanidel kui ainult sellel suurel. Ja noh, päeva lõpuks alati paneeli suurus ka, et kui sa räägid, et teletulg või noh, rääkisime ennem, et on fragmenteerunud, palju lisakanaleid on, et siis see paneeli suurus hakkab rolli mängima. Aga noh, kuna kogu maailm täna kasutab endiselt, on küll integreeritud hübriidlahendused, et info, et mis on kokku liidetud, et loomulikult see oleks selline oodatav samm, kuhu me võiksime liikuda, et see data oleks veel täpsem, aga noh, ma loodan, et see ikka mõne aja pärast juhtub, eks me peame siin kõik koos ühiselt turul läbi rääkimisi. Palju see, et need operaatorid, kes toimetavad su telepildi, üks on see vabalevi, eks ole, aga et Telia, Elisa, eks ole, et nende kaudu tegelikult see tuleb, et nendel on ka mingisugune data, eks ole. No neil on tegelikult ju vaatame see data olemas, loomulikult see metodoloogia mõte, et noh, see ei ole seal me ei tea, kes vaatab, eks ole, me näeme ainult, kes on tellinud selle toote, eks ole, see on see vahe, eks ole. Ta ei ole klassikaline terp ja kerp, aga noh, võib-olla sa oled kuulnud ka, et me toome selle Addressable TV, noh see on innovatsioon ja sellele mul on hea meel, et me toome Addressable TV Eestisse õige pea, et see ongi sisuliselt siis personaliseeritud reklaami planeerimine, mida muu maailm juba teeb, aga täna me siis saame seda teha Go3 platvormil, ehk siis kui sina lähed Go3, vaatad näiteks TV3 uudiseid, siis sina ja mina näeme erinevaid reklaame, et kui sa täna nagu mõtled, et sul on päevas ühes kanalis umbes 44 pausi, siis mida see Addressable TV toob, sul on sisuliselt ühe kanali jooksul 58 000 erinevat nagu positsiooni reklaami näitamiseks.
noh, see on selline vahe. Kuule, aga vaata välimeedias toimub ka praegu see, ta läheb staatiliselt pildilt, eks ole, digitaalsesse ja siis tal tekib nagu see vahend, seal ei ole selles mõttes nagu personaliseeritust midagi, on ju. Aga tal on neid slotte, mida sa müüa saab nüüd palju rohkem, eks ole, vanasti. Aga need on ühel ajal, on ju. Kujuta nüüd ette, et kui me viiekesi vaatame kõik ühtes, siis me näeme 5 erinevat, vot see on äge innovatsioon. Aga millal see tuleb? No ma loodan, et paari kuu jooksul juba tuleb Eestisse. Klassikalised tele on olnud nagu allahindlusprotsentides hästi suur ja see on löönud, ma hakkasin kunagi nagu aru, et noh, et millest see tuli ja see väidetavalt ajalooliselt on tulnudki seda, et kui siin see reklaamitööstus tekkis, on ju, tekkisid telekanalid omal ajal 90ndate alguses, on ju, siis rahvusvahelised suured tegijad, need samad Procterid ja tulid sisse, ütlesid, et nemad ostavad nii palju mahtu, aga siis tahavad saada ka nii palju alla. Ja sealt hetkest hakkas tulema ja siis tekkis tegelikult selline nagu ebakõla nagu ütleme noh, leti hinna ja reaalmüügi hinna vahel, on ju. Ja see on olnud nagu meeletult suur, mis on löönud segi kõiksuguse raporteerimise, et küsimus on selles, et mis siis on nagu hinnakirjajärgne turg ja mis siis nagu reaalturg on, ja sellega siis kõik kõudselt tegelevad, et aru saada, et mis on sinu share of voice tegelikult, on ju, seal on. Ja see on alati nagu probleem olnud, sellepärast, et teistes kanalites see on ka olnud, aga see ei ole nii suur osatähtsusega, sellepärast, et noh, tele on olnud. Nüüd digis seda ei ole selles mõttes, et pidipõhine nagu süsteem valdavalt, ma saan aru, et premium lokatsioon, eks ole, seal veel mingi asi käib, on ju. Aga see on ka jama ja nüüd, kui sa nagu räägid, et põhimõtteliselt sa nagu seda personaliseeritud lähenemist müüd nagu digis, siis seal me enam ei räägi sellisest süsteemist. Seal me räägime ka pidipõhisest süsteemist sisuliselt võib-olla või? Pittimise, et sa nagu ikkagi tulevikus ja aga esialgu mitte, eks esialgu alustame natukene nagu samm-sammult alustame, et sa saad sisuliselt nagu ka tegelikult Netflix müüb, et sa saad saadet juures sisuliselt planeerida siis asukoha järgi ja sisuharjumuste järgi, et selliste parameetrite järgi ja siis sa saad ja sa saad põhimõtteliselt, Eesti on pisikene, aga põhimõtteliselt sa saad näiteks Tartu, oled ainult Tartus tegev, siis sa saad ainult asukoha järgselt, siis nendele, kes on IP aadressi järgi nagu Tartus toimetavad või Pärnus. Eesti on nii pisike, ma tean, et siin võib-olla see ei ole nii oluline, aga siiski, kui on mingeid selliseid, et see annab ka nagu uuesti võimaluse võib-olla väiksemate eelarvetega, väiksematele või lokaalsetele äridele, jah, mis on võib-olla natukene aga ütleme, aga kas see jääb ja see jääbki sinna sellesse konkreetsesse kanalisse, et sul ei ole võimalik tulla selle klassikalise TV3 kanali täna kahjuks jääb, sellepärast et seda hetkel, et Addressable TV nagu tehnoloogiliselt jõuaks läbi Telia, läbi Elisa, et ma arvan, et meil läheb nii pisikesel turul sellega veel aeg. See eeldaks nagu tehnoloogilist kokkulepet, jah? Jaa. Et see on väga põnev, väga kallis, aga see on nagu põnev ja see on lahe asi ja kui sa mõtled, kui palju täna Go3-s on juba nagu kasutajaid, et sa saad nagu kvaliteetse sisu nagu juurde, et me ei ole täna üldse puudutanud seda kõige olulisemat asja ka tele puhul, et palju olulisi asju muidugi, aga üks on meelest täitsa ära läinud, on turvaline keskkond, mis on televisioonis tagatud, YouTube, sotsmeedia. Sa räägid brand health'ist, on ju, selles mõttes, et me teame täpselt. Brand safety, brand health ja kui sa mõtled, et pane siia sotsmeedia või ma ei tea, YouTube või mis iganes asi, et sa saad kindel olla, et sinu bränd on kui me selle veel ka kõrvale jätame, et kui sa usaldusväärsuse uuringuid vaatad, siis telereklaami usaldusväärsus brändi osas on seal nagu tipus. Et ja siis on tühja maad ja siis hakkavad järjest teised tulema. Aga kui sa mõtled et see sisu, mille ümber sinu reklaam on, et see on tänapäeval lihtsalt nii oluline, ei, ma olen selleks 100% nõus ja seal on ka oma tagad on, et me õpetame koolis ju brändi ehitust on ja seal on need assotsiatsioonid küsimused, et miks näiteks klassikaliselt eelistati, ma ei tea, printmeedias spordilehekülge või? Et reeglina olid mingid võidud on ju, välja arvatud või mingi dopinguskandaal, siis on probleem on ju, et need assotsiatsioonid ümbruses on head on ju. Võib-olla välisuudised ei ole nii hea koht, sellepärast et võib-olla mingi sõda, eks ole on ju. Aga teles sa saad hästi selgelt ju valida neid kohti on ju, et kui sa nagu tõesti ei taha mingi kriminaalse sisuga, eks ole, mingi teleseriaali juures olla, sest seal on verd on ju, siis sa ei pea sinna panema on ju, et see, vaata paljud ju välistavad, mina mäletan ka omal ajal, ma mingisuguseid ikkagi showsid ütlesin, et ma ei taha, et seal see bränd on ju, et see sisu on
liiga nagu vägivaldne või midagi taolist. Teatud alati saab teatud brändi puhul välistada ja siis on, noh, ma ütlen, et on mingid tõesti mingid saated, kus sa seda saate suurt edu ja positiivsust tahad enda brändiga siduda ja noh, need on sul siis tõesti aasta või pool, nii palju kui ette infot tuleb ette müüdud. Et selle Addressable TV puhul jah, ma olen ise väga ootusärev, Lätis on see väga hästi käima läinud ja nõudlus on suur, et see video nagu kvaliteet, see sisu, see videoreklaami maht lihtsalt nii palju kasvab turul, et see on natuke nagu see, kui tekkis staatilistele välimeediapindadele tekkisid need digipinnad juurde, et see meedium nagu kasvas, et mitte ei tulnud noh, sest juurdepääs meediumile, eks ole, suurenes ja, paljud võimalused. Juurdepääs nii-öelda positsioonide arv, et ei ole kinni üks kuu üks asi, vaid sa saad seal kogu aeg vahetada, et ma arvan, et Addressable TV annab samasuguse tõuke nii-öelda omakorda veel, et selline järgmine võimalus nagu televisiooni planeerida telereklaami juurde ja noh, see märgatavus, et see on veel telega võrreldes, sa tavaliselt vaatad ikkagi seal midagi nagu nii üks-ühele ekraani mõttes, et hoolimata siis milline ekraan, kas on suure ekraani taga või et see on nagu oli tegelikult TV3 Play puhul, et see märgatavus oli nagu nii kõrge, et see on. Ma lõpetuseks tahan küsida seda, et sa tegelikult natuke mainisid need voogedastus, et me näeme Netflixi puhul ka mingisugust, te ei ole küll siin, eks ole, et on see nagu reklaami ka kaetud tier, et sa maksad nagu vähem on ja nii edasi. Kas see on üldse reaalne konkurents sul tulevikus või mõtlen üldse need voogedastus platvormid, kus reklaam tuleb sisse, kas me näeme üldse sellel mingit potentsiaali nagu, kes võtab share'i ära juba tugevamalt või pigem sa ei usu sellesse, et seal ei ole seda lokaalset asja sees, mis võib olla see küsimus siis või? Ja vaata, mul on nagu see õnn, et Baltikumi suurim voogedastusplatvorm kuulub meie gruppi ja me seda Go3 reklaamimüügiga saame ise alustada ja nagu me teame, siis Go3 teeb ka koostööd Netflixiga ja just noh, kuna Netflix ei kasvanud nii kiiresti Baltikumis, sest see ei ole lokaalne sisu, siis neil oligi mingil hetkel, noh täna ideaalne pakett, et kui sa võtad nende ühispaketi, siis sul on nagu kõik ja sa saad selle soodsamalt, kui sa neid eraldi võtaksid. Et Netflixis ma kindlasti konkurenti ei näe, et ma arvan, et meil kogu turule, mitte ainult siis meile, vaid kogu turule, telele tervikuna on Go3 Addressable TV väga suur võimalus, enne kui see võimalus jõuab meile siis läbi teleoperaatorite. Et loodetavasti see päev jõuab ka ja me oleme tehnoloogiliselt selleks valmis ja me jõuame selle kinni maksta ja siis omakorda juba kogu see suur maailm, mis sellega kus me saame juba mõõtma hakata võib-olla äppidega emotsioone, kuidas mingi reklaam sind mõjutab, noh kõik see, mis avaldub, et kui lugeda need innovatsiooni ja mõelda need innovatsiooni mõtteid, mis võib-olla tulevikus võiksid kõik, nii et see valdkond endiselt muutub, et tuleb uut ja põnevat, aga endiselt jääb ühe olulise kampaaniatesse ühe olulise reklaamikanalina või ühe peamise reklaamikanalina ikkagi püsima, nii et ei kao see tele kuskile ja meil on endiselt ise ka tegev olla, nii et no kuule, suurepärane mõte lõppu ju sellele diskussioonile, näed, et on ju palju rääkida, võtame traditsioonilise väikse kanali, suure kanali, aga et nüanss on tegelikult palju ja loodetavasti jõudis see nüüd kuulajate, vaatajateni ka, et on võib-olla kohti, kust on mõelda, et need, kes on ära läinud sellest meediumist, võib-olla on ka mõte tagasi tulla. Jah, nii et headele kolleegidele ja partneritele ka, et tervitused ja kohtume siis ikka 3, nagu me ekraanil ütleme. Aitäh sulle. Aitäh.